Praegu, sel hetkel, kui te neid sõnu kuulate, toimub midagi erakordset 26 000 valgusaasta kaugusel teist. Meie galaktika südames, kohas, mida teadlased nimetavad Sagittarius A tärniks, ärkab koletis, mis on maganud aastatuhandeid. Selle massiivne gravitatsioonivõim on 4 miljonit korda tugevam kui meie päikese oma. Ja jaanuaris 2026 hakkas see neelama tähti kiirusega, mida pole kunagi varem täheldatud. Event Horizon teleskoobid üle kogu maailma registreerivad röntgenikiirguse välgatusi, mis on nii intensiivsed, et need muudavad meie arusaama galaktika keskuse dünaamikast. See pole enam magav hiiglane, see on ärkav kiskja. Kujutage ette järgmist pilti. Olete kosmoselaeva pardal, hõljudes turvalisel kaugusel meie galaktika keskusest. Ümberringi keerleb tähtede ja gaaside keeris, mida te olete näinud tuhandetes dokumentaalfilmides. Kõik tundub rahulik, peaaegu igav. Aga siis, ühe hetkega, süttib ees midagi, mis muudab kogu vaatepildi. Eredam, kui 1 miljon päikest korraga. Röntgenikiirguse välk, mis kestab vaid sekundeid, aga kannab endas energiat, mis võrdub terve tähe eluea jooksul kiiratava energiaga. Te vaatate, kuidas must auk, mida te arvasite olevat passiivne, haarab oma gravitatsioonilõksuga tähe, rebib selle tükkideks ja neelab alla nagu kosmilise suurusega kiskja. Ja siis te mõistate midagi hirmutavat. See pole esimene täht sel nädalal, ega viimane. Kuid enne kui me räägime sellest, mis toimub praegu, peame mõistma, millega me täpselt tegeleme. Sagittarius A tärn pole lihtsalt must auk. See on meie galaktika gravitatsiooniline süda, punkt, mille ümber keerleb kõik, sealhulgas meie päikesesüsteem. Selle mass on 4 miljonit päikese massi. Kujutage seda ette, mitte 4 päikest, 4 miljonit päikest, kokku surutud ruumi, mis on väiksem kui meie päikesesüsteemi läbimõõt. Selle tihedus on nii äärmuslik, et üks teelusika täis selle mateeriat kaaluks rohkem kui terve maa. Aga siin on paradoks, mis on vaevanud astrofüüsikuid aastakümneid. Selline koletislik objekt peaks olema galaktika kõige eredam punkt. See peaks neelama mateeriat pidevalt, kiirates energiat, mis oleks nähtav kogu universumis. Kuid tegelikkuses on Sagittarius A tärn olnud uskumatult vaikne. Andrea Ghez, Nobeli preemia laureaat 2020 aastast, kes on veetnud 30 aastat selle objekti uurimisega California ülikoolis Los Angeleses, kirjeldas seda kord kui uskumatult kehva söögimeest. Must auk, mis võiks neelata tähti iga päev, on selle asemel olnud peaaegu toidukeelul. Miks? Vastus peitub selles, kuidas mustad augud söödavad. Erinevalt sellest, mida paljud arvavad, ei ole must auk kosmosepölitseja, mis imeb kõike enda poole. See on pigem äärmiselt valivate maitsetega sööja. Et mateeriat neelata, peab see langema täpselt õigel trajektooril, õige nurga all, õige kiirusega. Enamik mateeriat, mis läheneb mustale augule, lihtsalt keerleb selle ümber, moodustades niinimetatud akretsiooniketta. Ja Sagittarius A tärni puhul on see ketas olnud aastatuhandeid uskumatult õhuke ja vaikne. Kuid jaanuaris 2026 midagi muutus. Reinhard Genzel, teine Nobeli preemia laureaat, kes juhtis Event Horizon teleskoobi vaatlusi, kirjeldas seda kui äkilist ärkamist. Tema meeskond Euroopa Lõunaobservatooriumi juures Karhingis, Saksamaal, registreeris esimese ebatavalise röntgenikiirguse välgatuse 13. jaanuaril. Seejärel teine 16. siis 3. 21. Iga välgatus oli intensiivsem kui eelmine. Iga välgatus kestis kauem. Ja iga välgatus rääkis samast loost. Sagittarius A tärn oli hakanud aktiivselt toituma. Mis täpselt toimub seal 26 000 valgusaasta kaugusel meist? Kujutage ette järgmist stsenaarit. Täht, sarnane meie päikesele,
on miljardeid aastaid keernud galaktika keskuse ümber turvalisel orbiidil. Kuid siis, ühe kohtumise tõttu teise tähega või gaasipilvega, muutub selle trajektoor vaid pisut, vaid murdosa kraadist. Kuid kosmoses, kus kaugused on tohutud ja gravitatsioonijõud äärmuslikud, piisab sellest murdosast, et muuta turvaline orbiit surmaotsuseks. Täht hakkab spiraalima lähemale mustale augule. Esialgu on muutused peaaegu märkamatud, kuid iga tiiru järel on orbiit veidi väiksem, veidi kiirem. Ja siis, kui täht jõuab niinimetatud sündmuste horisondi lähedale, hakkavad toimuma asjad, mis trotsivad igasugust loogikat. Musta augu gravitatsioon on nii tugev, et see hakkab tähte venitama. Tähepoolne külg kogeb tugevamat gravitatsiooni kui vastaspool. See erinevus, mida füüsikud nimetavad tõusuefektiks, muutub nii äärmuslikuks, et täht hakkab venima nagu kosmilise suurusega spagett. Seda protsessi nimetatakse spagettimiseks. Ja see pole metafoor. Täht tõepoolest venib pikaks õhukeseks niidiks mateeriat, mis spiraalub musta augu poole. Kuid enne kui see mateeria kaob sündmuste horisondi taha, toimub midagi spektakulaarset. Mateeria, mis keerleb musta augu ümber üha kiiremini, hakkab kuumenema. Mitte lihtsalt kuumaks, vaid miljonite kraadideni. Nii kuumaks, et see hakkab kiiratama röntgeni kiirgust. Ja just seda kiirgust Event Horizon Telescope registreerib. Aga siin on detail, mis muudab jaanuari 2026 sündmused eriti erakordseteks. Shepard Tuulemann, Event Horizon Telescope'i projekti direktor Massachusetts Institute of Technologies, märkis midagi ebatavalist vaatluste mustrites. Röntgeni kiirguse välgatused ei olnud juhuslikud. Need järgisid teatud rütmi. Välgatus iga 3–4 päeva järel. See rütm viitab millele konkreetsele. Sagittarius A tärn ei neela lihtsalt juhuslikku gaasi. See neelab terveid tähti. Ja need tähed jõuavad musta augu juurde teatud intervallidega, mis viitab sellele, et midagi on häirinud tervet tähtede gruppi galaktika keskuses. Mis võis põhjustada sellist häiringut? Üks teooria, mida praegu uuritakse, on seotud nii-öelda tähtede klastriga, mis asub väga lähedal Sagittarius A tärnile. See klaster, mida nimetatakse S-tähtedeks, sisaldab umbes 100 tähte, mis keerlevad musta augu ümber uskumatult tihedatel orbiitidel. Üks neist tähtedest, S2, läbib orbiidi, mis viib selle vaid 17 valgustundi kaugusele mustast august. See on lähemal kui Neptuun on meie päikesest. Ja iga kord, kui S2 läbib oma periheeliooni, kõige lähedasema punkti mustale augule, tekitab selle gravitatsioonlaineid kogu tähtede klastris. Kuid 2026. aastal juhtus midagi erilist. Fiona Harrison, California Institute of Technology astrofüüsik, kes juhib NuSTAR röntgeniteleskoopi missiooni, avaldas jaanuari lõpus analüüsi, mis pakkus võimaliku selgituse. Tema meeskonna arvutused näitasid, et umbes 5 aastat tagasi, 2021. aastal, läbis S-tähtede klastri lähedalt massiivne gaasipilv, mida nimetatakse G2 pilveks. See pilv, mille mass võrdub umbes 3 maaga, ei kukkunud ise musta auku, nagu paljud ennustasid. Kuid selle läbilennu gravitatsiooniline mõju häiris mitme S-tähte orbiite. Ja nüüd, 5 aastat hiljem, hakkavad need häiritud orbiidid andma tulemusi. Tähed, mis varem keerlesid turvaliselt, on nüüd spiraalimistrajektooril. Ja üks ühe järel hakkavad nad jõudma punkti, kust tagasiteed pole. Punkt, kust alates on nende saatus pitseeritud. Punkt, kust alates muutuvad nad Sagittarius A tärni järgmiseks eineks. Kuid siin on küsimus, mis peaks meid kõiki huvitama. Kui kaugel me oleme sellest protsessist? Kas me vaatame üksikut sündmust, mis lõpeb mõne nädala pärast?
või oleme me tunnistajaks millegi palju pikemaajalisema algusele? Elisa Nichols, teoreetilise astrofüüsika professor Harvardi ülikoolis, on välja töötanud mudelid, mis püüavad ennustada Sagittarius A-tärni käitumist järgmiste aastate jooksul. Ja tema tulemused on häirivad. Tema arvutused näitavad, et kui G2 pilve läbilennu mõju oli piisavalt tugev, et häirida mitme tähte orbiite, siis me ei vaata lihtsalt 3 või 4 tähte, mis kukuvad musta auku. Me võime vaadata 10 tähti, võib-olla isegi 100. Ja kui see protsess kord algab, võib see kesta aastaid, võib-olla aastakümneid. Sagittarius A-tärn, mis on olnud vaikne kogu inimkonna ajaloo jooksul, võib muutuda üheks galaktika aktiivsemaks mustaks auguks. Aga mis see meile tähendab? Siin, maal, 26 000 valgusaasta kaugusel. Kas peaksime muretsema? Vastus on keeruline ja nõuab, et me mõistaksime, kuidas mustad augud mõjutavad oma ümbruskonda. Kui must auk toitub aktiivselt, ei neela see lihtsalt mateeriat. See lükkab ka mateeriat välja. Osa materjast, mis spiraalub musta augu poole, ei jõua kunagi sündmuste horisondi. Selle asemel paiskub see välja võimsate jettidena, mateeriavoona, mis liigub peaaegu valguse kiirusega. Need jetid on ühed võimsamad nähtused universumis. Need võivad ulatuda tuhandete valgusaastate kaugusele ja need kannavad endas tohutult energiat. Energiat kiirguse kujul, energiat osakeste kujul, energiat, mis võib mõjutada kõike nende teel. Küsimus on, kas Sagittarius A-tärni jetid, kui need tekivad, on suunatud meie poole? Jeffrey Bauer, Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics, teadlane Taiwanis, kes on spetsialiseerunud mustade aukude jettide uurimisele, pakub rahustust. Tema analüüs Event Horizon Telescope'i andmetest näitab, et Sagittarius A-tärni pöörlemistelg, mis määrab jettide suuna, on kallutatud umbes 60 kraadi meie vaatejoonest. See tähendab, et isegi kui võimsad jetid tekivad, ei ole need suunatud otse maa poole. Me oleme, nagu Bauer seda väljendab, ohutult kõrvaltvaatajad. Kuid see ei tähenda, et meil pole põhjust olla huvitatud või isegi veidi mures. Sest isegi kui jetid ei ole suunatud meie poole, on neil kaudne mõju. Kui Sagittarius A-tärn muutub aktiivseks, hakkab see kiiratama tohutult röntgeni ja gammakiirgust. See kiirgus levib kõigis suundades ja kuigi 26 000 valgusaasta kaugus nõrgendab seda kiirgust tohutult, jõuab osa sellest siiski maani. Mitte piisavalt, et kahjustada meie atmosfääri või ohustada elu, kuid piisavalt, et mõjutada meie tehnoloogiat. Satelliidid, mis jälgivad kosmosest tulevat kiirgust, raadioteleskoobi, mis püüavad kuulata universumi signaale, isegi meie GPS-süsteemid, mis sõltuvad täpsetest ajaarvutustest, võivad kogeda häireid. Adrian Liu, McGilli ülikooli astrofüüsik, kes uurib kosmilise kiirguse mõju tehnoloogiale, on hoiatanud, et kui Sagittarius A-tärni aktiivsus jätkub praegusel tasemel, peame me võib-olla kalibreerima paljusid meie kosmosepõhiseid instrumente. Aga on veel üks aspekt, mis muudab selle olukorra eriti põnevaks. Sagittarius A-tärn pole ainus suur must auk meie galaktikas. Tegelikult usuvad astronoomid, et peaaegu igal suurel galaktikal on oma keskuses sarnane koletis. Ja kui me õpime mõistma, mis toimub meie galaktika südames, õpime me mõistma, kuidas galaktikad üldse arenevad ja muutuvad. Sest mustad augud pole lihtsalt hävitajad. Need on ka loojad. Kui must auk lükkab välja mateeriat jettide kujul, surub see mateeriat kokku ümbritsevates gaasipilvedes. Ja see kokkusurumine võib käivitada uute tähtede sünni. Paradoksaalselt võib sama jõud, mis hävitab tähti galaktika keskuses, soodustada uute tähtede teket galaktika väljapoole. See on kosmilise ökoloogia tsükkel, mida me alles hakkame mõistma. Priyamvada Natarajan,
Yale'i ülikooli teoreetilise astrofüüsika professor on välja töötanud mudelid, mis näitavad, kuidas mustade aukude toitumistsüklid mõjutavad terve galaktika arengut. Tema töö näitab, et galaktikad läbivad perioode, kus nende keskne must auk on aktiivne ja perioode, kus see on vaikne. Ja need tsüklid võivad kesta miljoneid aastaid. Kui tema mudelid on õiged, siis me ei vaata lihtsalt lühiajalist sündmust. Me vaatame võimalikku üleminekut ühest faasist teise. Meie galaktika võib olla sisenemas uude ajastu. Mõelge sellele hetk. Kogu inimkonna ajalugu, kõik, mida me oleme kunagi teinud, kõik, mida me oleme kunagi ehitanud, on toimunud ajal, mil meie galaktika süda magas. Esimesed inimesed, kes vaatasid üles söötaevasse ja nägid linnuteed, nägid galaktikat, mille keskus oli vaikne. Galileo, kui ta suunas oma teleskoopi linnutee poole, vaatas galaktikat, mille süda oli passiivne. Isegi kui me ehitasime esimesed raadioteleskoobi ja avastasime Sagittarius A-tärni olemasolu, oli see endiselt magav hiiglane. Kuid nüüd, meie eluajal, võime me olla tunnistajaks millegi, mida pole juhtunud tuhandeid, võib-olla 10 000 aastaid. Meie galaktika südame ärkamine. Ja see ärkamine annab meile ainulaadse võimaluse. Võimaluse vaadelda reaalajas protsesse, mida me oleme seni saanud uurida ainult kaudselt, vaadates teisi galaktikaid miljonite valgusaastate kaugusel. Event Horizon Telescope, mis tegi ajalugu 2019 aastal, kui see tegi esimese foto mustast august, galaktikas Messier 87, on nüüd suunatud tähelepanu meie oma galaktika südamele. Ja see, mida see näeb, on midagi, mida keegi ei osanud ennustada. Mitte lihtsalt üks sündmus, vaid sündmuste jada, muster, rütm. Midagi, mis viitab sellele, et Sagittarius A-tärn ei ole lihtsalt juhuslikult ärkamas. See on sisenemas uude faasi. Michael Johnson, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics teadlane, kes on üks Event Horizon Telescope'i projekti juhtivaid liikmeid, kirjeldas hiljutises intervjuus, mida tema meeskond näeb. Iga kord, kui nad vaatlevad Sagittarius A-tärni, on see veidi erinev. Mitte lihtsalt eredam või tuhmim, vaid strukturaalselt erinev. Akretsiooniketas, mateeriaketas, mis keerleb musta augu ümber, muudab oma kuju. Mõnikord on see peaaegu sümmeetriline. Mõnikord on sellel eredamad kohad, kuumad punktid, kus mateeriat voolab sisse kiiremini. Ja mõnikord, väga lühikeste hetkede jooksul, näevad nad midagi, mis võib olla džeti algus. Kuid siin on kõige põnevam osa. Kõik see, mida me praegu näeme, juhtus tegelikult 26 000 aastat tagasi. Valgus, mis jõuab meie teleskoobi täna, alustis oma teekonda ajal, mil maal elasid veel neandertallased. Ajal, mil inimkonna tsivilisatsioon oli alles algamas. Ja see tähendab, et kui Sagittarius A-tärni aktiivsus on tõepoolest pikaajaline nähtus, siis see, mida me näeme praegu, on alles algus. Tõeline show võib alles tulla. Kujutage ette järgmist stsenaati. Täna, sel hetkel, kui te neid sõnu kuulate, toimub midagi Sagittarius A-tärni juures. Võib-olla kukub järgmine täht sündmuste horisondi taha. Võib-olla süttib uus röntgenikiirguse välgatus. Võib-olla hakkab kujunema võimas džett. Kuid me ei tea sellest veel midagi. Me ei saa teada veel 26 000 aastat. Ja see on üks kosmose kõige frustreeruvamaid ja samal ajal kõige põnevamaid aspekte. Me vaatame minevikku. Alati. Iga kord, kui me vaatame üles öötaevasse, vaatame me ajas tagasi. Aga see tähendab ka, et meil on aega. Aega valmistuda. Aega mõista. Aega õppida. Sest kui Sagittarius A-tärn tõepoolest muutub aktiivseks mustaks auguks, kui see hakkab toituma regulaarselt, kui sellest saab üks galaktika eredamaid röntgenikiirgusallikaid, siis me peame olema valmis mõistma, mida see tähendab meie arusaamale galaktikate arengust.
valmis kohandama meie tehnoloogiat ja valmis vastama küsimusele, mida iga inimene paratamatult küsib. Kas me oleme ohus? Vastus sellele küsimusele nõuab, et me mõistaksime midagi fundamentaalset kosmose kohta. Midagi, mis tundub paradoksaalne. Sagittarius A tärn on üks võimsamaid objekte meie galaktikas, kuid samal ajal on see ka üks kõige vähem ohtlikest, vähemalt meile, siin maal. Ja põhjus peitub ühes lihtsas, kuid sügavas tõsiasjas. Kaugus pole lihtsalt ruum, see on kaitse. 26 000 valgusaastat. Püüame mõista, mida see tegelikult tähendab. Kui te hakkaksite täna sõitma autoga kiirusega 100 kilomeetrit tunnis suunas Sagittarius A tärn, jõuaksite sinna umbes 300 miljardi aasta pärast. See on 20 000 korda pikem kui universumi praegune vanus. Või vaatame teisiti. Valgus, kiirem asi universumis, vajab 26 000 aastat, et läbida see kaugus. Ja iga valgusaasta on 9 triljonit 600 miljardit kilomeetrit. Korrutage see 26 000-ga. See number on nii suur, et meie ajud ei suuda seda tegelikult haarata. Kuid see kaugus teeb midagi olulist. See lahjendab. Iga jõud, iga kiirgus, iga mõju, mis levib Sagittarius A tärnist, nõrgeneb kauguse kasvades. Mitte lineaarselt, vaid pöördvõrdeliselt ruuduga. See tähendab, et kui te kahekordastate kaugust, väheneb intensiivsus 4 korda. Kui te 10-kordistate kaugust, väheneb intensiivsus 100 korda. Ja 26 000 valgusaasta kaugusel on isegi kõige võimsamad sündmused Sagittarius A tärni juures vähenenud peaaegu olematuks. Aga see ei tähenda, et meil pole põhjust olla tähelepanelik. Daryl Haggard, McGilli ülikooli astrofüüsik, kes on veetnud viimased 10 aastat Sagittarius A tärni röntgenikiirguse uurimisega, selgitab seda nii. Kujutage ette, et te seisate kilomeetri kaugusel suurest lõkkest. Te tunnete soojust, kuid see ei põleta teid. Kuid kui keegi viskab lõkkesse bensiinivaadi ja leegid löövad 10 meetrit kõrgusele, tunnete te äkilist kuumalööki. Mitte piisavalt, et teid vigastada, kuid piisavalt, et te märkaksite. Sagittarius A tärn on see lõkke. Ja see, mida me praegu näeme, on keegi, kes viskab sinna kütust. Kuid on veel üks kaitsekiht. Midagi, mida me sageli unustame. Meie planeet ei ole lihtsalt kivi, mis hõljub kosmoses. See on kaitstud. Maa magnetväli, nähtamatu kilp, mis ulatub 10 000 kilomeetreid kosmosesse, suunab enamiku laetud osakesi meie ümber. Ja meie atmosfäär, õhukiht, mis tundub nii habras, kui vaatame seda kosmosest, on tegelikult uskumatult efektiivne filter. See neeleb enamiku kõrge energiaga kiirgust enne, kui see jõuab pinnale. Fran Bagenal, Colorado ülikooli planeedifüüsik, kes on uurinud magnetväljade kaitsvat rolli, toob võrdluse. Kui Sagittarius A tärni röntgenikiirgus on nagu kuulipilduja tuli, siis maa magnetväli atmosfäär on nagu paks terasplaat. Enamik kuule põrkab tagasi. Mõned tungivad läbi, kuid kaotavad enamiku oma energiast. Ja need vähesed, mis jõuavad teisele poole, on nii nõrgenenud, et nad ei suuda enam kahju tekitada. Me oleme, nagu Bagenal ütleb, kosmilises varjupaigas. Kuid see ei tähenda, et Sagittarius A tärni ärkamine on meile täiesti ükskõikne. Vastupidi, see annab meile midagi hindamatut. Andmeid, vaatlusmaterjali, võimalust mõista protsesse, mis kujundavad galaktikaid. Ja siin muutub lugu tõeliselt põnevaks, sest see, mida me õpime Sagittarius A tärnist, ei räägi meile ainult meie galaktika minevikust. See räägib meile ka selle tulevikust. Vaatame suuremasse pilti. Meie galaktika, linnutee, ei ole staatiline objekt. See on dünaamiline süsteem, mis areneb, muutub, kasvab. Ja selle arengu keskmes, sõna otseses mõttes, on Sagittarius A tärn. Iga kord, kui see neeleb tähte, iga kord, kui see lükkab välja mateeriat, iga kord, kui see kiiratab energiat,
mõjutab see tervet galaktikat. Mitte kohe, mitte dramaatiliselt, kuid järk-järgult, aastate, sajandite, aastatuhandete jooksul. Mõelge sellele nii, galaktika on nagu tohutu organism ja must auk selle keskuses on nagu süda. Mitte selline süda nagu meil on, mis pumpab verd, vaid süda, mis pumpab energiat, gravitatsioonilist energiat, kineetilist energiat, kiirgusenergia. Ja see energia levib läbi galaktika, mõjutades tähtede liikumist, gaasipilvede käitumist, uute tähtede sündi. Tabitha Boyajian, Louisiana osariigi ülikooli astrofüüsik, kes on tuntud oma töö poolest ebatavaliste tähtede uurimisel, kirjeldab seda kui galaktilist hingamist. Galaktikad hingavad sisse, kui nende keskne must auk on vaikne ja mateeriat voolab sisse. Ja nad hingavad välja, kui must auk muutub aktiivseks ja lükkab mateeriat välja. Ja need hingamistsüklid võivad kesta miljoneid aastaid. Me elame ajal, mil meie galaktika on olnud pikka aega sissehingamisel, kuid nüüd, võib-olla, hakkab see välja hingama. Aga mis see praktikas tähendab? Vaatame konkreetseid mehhanisme. Kui Sagittarius A tärn neeleb tähte, ei kao see mateeriat lihtsalt. Suur osa sellest paiskub tagasi kosmosesse. Mõned hinnangud näitavad, et kuni 90% materjast, mis spiraalub musta augu poole, ei jõua kunagi sündmuste horisondi. See paiskub välja kas džettide kujul või lihtsalt kui kuum, kiiresti liikuv gaas. See välja paisatud mateeriat liigub tohutu kiirusega, mõnikord kuni 10% valguse kiirusest. Ja kui see mateeriat kohtub gaasipilvedega galaktika keskuse lähedal, toimub midagi märkimisväärset. See surub neid pilvi kokku. Ja kokku surutud gaasipilved on täpselt see, mis on vajalik uute tähtede sünniks. See on kosmilise ökoloogia paradoks. Sama jõud, mis hävitab tähti ühes kohas, loob neid teises. Mordecai Mark McClough, Ameerika Loodusajaloo muuseumi astrofüüsik New Yorgis, on välja töötanud simulatsioone, mis näitavad, kuidas see protsess toimib. Tema mudelid näitavad, et kui Sagittarius A tärn läbib aktiivse faasi, mis kestab näiteks 100 000 aastat, võib see käivitada tähtede sünnilaine, mis levib läbi galaktika keskuse. Mitte kohe, vaid järk-järgult. Esimesed uued tähed võivad tekkida mõne 1000 aasta pärast ja protsess võib jätkuda veel 1 000 000 aastat pärast seda, kui must auk on jälle vaikinud. See on ajaline mastaap, mida on raske mõista. Meie elu kestab aastakümneid. Meie tsivilisatsioon on kestnud 1000 aastaid, kuid galaktikad elavad miljonite ja miljardite aastate rütmis. Ja see, mida me näeme praegu, on vaid üks hetk selles tohutus ajaloos. Üks hingetõmme galaktilises hingamises. Kuid see hetk on meil ainulaadne, sest me oleme esimene inimpõlvkond, kellel on tööriistad, et seda vaadelda. Esimene põlvkond, kes saab näha reaalajas, kuidas must auk toitub. Esimene põlvkond, kes saab mõõta, kuidas see mõjutab oma ümbruskonda. Ja see annab meile vastutuse. Vastutuse dokumenteerida. Vastutuse mõista. Vastutuse edastada see teadmine edasi. Event Horizon Telescope ei ole ainus instrument, mis vaatleb Sagittarius A tärni. Kogu maailmas on 10 teleskoope, mis on suunatud galaktika keskuse poole. Chandra röntgeniteleskoobid orbiidil, NuSTAR, mis jälgib kõrge energiaga röntgenikiirgust, ALMA, Atacama suurte millimeetri ja submillimeetri lainete massiiv Chilis, mis vaatleb külma gaasi liikumist. Iga instrument näeb midagi erinevat. Iga instrument annab meile ühe osa mõistatusest. Ja kui me paneme kõik need tükid kokku, hakkab kujunema pilt. Pilt, mis on keerulisem, kui keegi oleks osanud ennustada. Sagittarius A tärn ei ole lihtsalt must auk, mis neelab mateeriat. See on keeruline süsteem, kus toimub pidev vastastik mõju, gravitatsiooni, magnetväljade, kiirguse ja mateeriat vahel. See on nagu kosmilise suurusega keeristorm, kus iga element mõjutab kõiki teisi. Daniel Marrone, Arizona ülikooli astrofüüsik,
kes on spetsialiseerunud mustade aukude agressioonivoo uurimisele, kirjeldab seda kui kontrollitud kaost. Esimesel pilgul tundub kõik juhuslik. Mateeriat keerleb, magnetväljad keerduvad, kiirgus välgatab. Kuid kui vaadata tähelepanelikumalt, hakkavad ilmnema mustrid, tsüklid, rütmid. Midagi, mis viitab sellele, et isegi selles äärmuslikus keskkonnas kehtivad füüsikaseadused. Isegi siin, sündmuste horisondi äärel, kus ruum ja aeg ise moonutuvad, on olemas kord. Ja see kord annab meile võimaluse ennustada. Mitte täpselt, mitte päeva või nädala täpsusega, kuid piisavalt, et mõista üldist trendi. Kui Sagittarius A-tärn on hakanud toituma regulaarselt, kui see on hakanud neelama tähti teatud rütmis, siis me võime ennustada, kui kaua see protsess võib kesta. Ja praegused mudelid näitavad midagi põnevat. Kui G2 gaasipilve läbilennu mõju tõepoolest häiris 10 tähti S-tähtede klastris, siis need tähed ei jõua kõik musta augu juurde korraga. Nad jõuavad sinna järk-järgult oma häiritud orbiitide järgi. Ja kui me ekstrapoleerime praegustest vaatlustest, siis järgmine täht võib jõuda musta augu juurde umbes 2–3 nädala pärast. Ja järgmine pärast seda veel 3–4 nädala pärast. See protsess võib jätkuda aastaid, kuid siin on oluline detail. Iga täht, mis kukub musta auku, ei ole identne. Mõned on suuremad, mõned on väiksemad, mõned on tihedamad, mõned on hajusamad. Ja see tähendab, et iga toitmissündmus, nagu astronoomid seda nimetavad, on veidi erinev. Mõned tekitavad eredamaid röntgenikiirguse välgatusi, mõned kestavad kauem. Mõned võivad isegi käivitada jettide moodustumise. Ja just see varieeruvus teeb praeguse olukorra nii väärtuslikuks teaduslikust vaatenurgast. Me ei vaata lihtsalt ühte sündmust. Me vaatame tervet sündmuste seeriat. Iga sündmus on nagu eksperiment. Iga sündmus annab meile uusi andmeid. Iga sündmus aitab meil täpsustada meie mudeleid selle kohta, kuidas mustad augud toituvad. Seera Markov, Amsterdami ülikooli teoreetilise astrofüüsika professor, kes on üks juhtivaid eksperte mustade aukude akretsioonifüüsikas, kirjeldab praegust olukorda kui kuldset aega. Esimest korda ajaloos saame me vaadelda meie oma galaktika keskset musta auku aktiivses toitmisfaasis. Esimest korda saame me võrrelda reaalseid vaatlusi otse meie teoreetiliste mudelitega. Ja esimest korda saame me testida meie arusaama sellest, kuidas gravitatsioon käitub äärmuslikes tingimustes. Sest see on see, mis tegelikult toimub Sagittarius A-tärni juures. Seal, sündmuste horisondi lähedal, on gravitatsioon nii tugev, et see moonutab ruumi ja aega viisil, mida me saame kirjeldada ainult Einsteini üldise relatiivsusteooria abil. Newtoni gravitatsiooniseadused, mis töötavad suurepäraselt Maal ja isegi meie päikesesüsteemis, lihtsalt ei kehti seal. Seal on ruum ise kõver, aeg ise aeglustub ja valgus ise painutab oma teed. Avery Broderick, Waterloo ülikooli teoreetilise astrofüüsika professor Kanadas, on spetsialiseerunud selle uurimisele, kuidas üldine relatiivsusteooria mõjutab seda, mida me näeme, kui vaatleme musta auku. Tema arvutused näitavad, et valgus, mis tuleb materjast, mis keerleb musta augu ümber, läbib moonutatud ruumi. Ja see moonutus muudab seda, mida me näeme. Mõnikord näeme me mateeriat, mis on tegelikult musta augu teisel poolel. Mõnikord näeme me sama mateeriat mitu korda, sest valgus on võtnud erinevaid teid läbi kõvera ruumi. See on nagu vaadata maailma läbi moonutatud peeglit. Kuid kui me mõistame moonutust, kui me mõistame, kuidas gravitatsioon painutab valgust, siis me saame rekonstrueerida tegeliku pildi. Me saame mõista, mis tegelikult toimub seal, sündmuste horisondi äärel. Ja see on täpselt see, mida Event Horizon Telescope teeb. Kuid on veel üks aspekt, mis muudab Sagittarius A-tärni uurimise eriti keeruliseks. Erinevalt mustast august galaktikas Messier 87, mida Event Horizon Telescope pildistas 2019 aastal, on Sagittarius A-tärn palju väiksem ja see muutub palju kiiremini.
Messier 87 must auk on 6,5 miljardit korda massiivsem kui meie päike. Sagittarius A tärn on ainult 4 miljonit korda massiivsem. See tähendab, et selle sündmuste horisont on palju väiksem ja mateeriat, mis keerleb selle ümber, teeb täistiiru palju kiiremini. Kui Messier 87 musta augu juures võtab materjal mitu päeva, et teha üks tiir, siis Sagittarius A tärni juures võtab see ainult minuteid. See tähendab, et kui me vaatleme Sagittarius A tärni, muutub see, mida me näeme, minutite jooksul. See on nagu püüda pildistada kiiresti liikuvat sihtmärki ja see teeb pildi rekonstrueerimise tohutult keeruliseks. Katie Baumann, California Institute of Technology arvutiteadlane, kes oli võtmeroll mängi algoritmi väljatöötamisel, mis võimaldas Event Horizon Telescope'il luua esimese musta augu foto, selgitab väljakutset. Kujutage ette, et te püüate teha fotot inimesest, kes jookseb. Kuid teie kaamera ei tee ühte fotot. Selle asemel teeb see tuhandeid fotosid erinevatest nurkadest erinevatel aegadel. Ja siis peate te need kõik kokku panema, et luua üks selge pilt. Kuid inimene on jooksmise ajal muutnud oma poosi. Kuidas te teate, millised fotod kuuluvad kokku? See on probleem, millega Event Horizon Telescope silmitsi seisab Sagittarius A tärni puhul. Ja lahendus nõuab keerukat matemaatikat, võimsaid arvuteid ja nutikaid algoritme. Kuid see on võimalik. Ja meeskond töötab selle kallal iga päev. Nende eesmärk on luua esimene pilt Sagittarius A tärnist. Mitte lihtsalt üks pilt, vaid piltide seeria, mis näitab, kuidas see muutub aja jooksul. Film, mis näitab musta auku toitumas. Ja kui see õnnestub, kui me näeme seda filmi, muutub see meie arusaama universumist. Sest me ei näe enam lihtsalt teoreetilist kontseptsiooni. Me näeme tegelikkust. Me näeme, kuidas ruum ja aeg moonutuvad. Me näeme, kuidas mateeriat spiraalub oma hävingusse. Me näeme, kuidas üks võimsamaid jõude universumis töötab reaalajas. Kuid isegi ilma selleta, isegi ainult röntgeni kiirguse vaatlustega, mida meil juba on, õpime me tohutult. Iga välgatus, iga kiirguspuhang, iga muutus intensiivsuses räägib meile midagi. Räägib meile, kui palju mateeriat neelati. Räägib meile, kui kuum see mateeriat oli. Räägib meile, kui kiiresti see liikus. Ja kui me paneme kõik need andmed kokku, hakkab kujunema üksikasjalik pilt. Pilt, mis näitab, et Sagittarius A tärn ei ole lihtsalt passiivne objekt, mis istub galaktika keskuses. See on aktiivne osaline galaktika elus. See mõjutab tähtede liikumist. See mõjutab gaasi jaotust. See mõjutab isegi magnetväljade struktuuri galaktika keskuses. Ja kui me mõistame, kuidas see kõik toimib meie galaktikas, saame me mõista, kuidas see toimib kõigis galaktikates. Sest linnutee ei ole ainulaadne. See on tüüpiline spiraalgalaktika. Ja see tähendab, et see, mida me õpime Sagittarius A tärnist, kehtib tõenäoliselt miljardite teiste galaktikate kohta universumis. Iga galaktika, millel on sarnane struktuur, läbib tõenäoliselt sarnaseid tsükleid. Vaiksed perioodid, kui keskne must auk magab. Ja aktiivsed perioodid, kui see ärkab ja hakkab toituma. Ja need tsüklid ei ole juhuslikud. Need on seotud galaktika ajalooga. Seotud sellega, kui palju gaasi on galaktika keskuses. Seotud sellega, kui palju tähti on seal. Seotud isegi sellega, kas galaktika on hiljuti kohtunud teise galaktikaga. Sest galaktikate kokkupõrked, mis on universumis üllatavalt tavalised, võivad suunata tohutuid koguseid gaasi galaktika keskuse poole ja see gaas võib käivitada musta augu toitmise. Jennifer Lotz, Space Telescope Science Institute astrofüüsik Baltimore'is, kes on spetsialiseerunud galaktikate kokkupõrgete uurimisele, selgitab, et meie galaktika ei ole praegu kokkupõrkes, kuid see ei tähenda, et see pole kunagi olnud. Tegelikult näitavad tõendid, et linnutee on oma ajaloo jooksul neelanud mitu väiksemat galaktikat
ja iga selline sündmus on tõenäoliselt käivitanud Sagittarius A-tärni toitmise perioodi. Viimane suur kokkupõrge toimus tõenäoliselt umbes 2 miljardit aastat tagasi, kui linnutee neelas galaktika nimega Gaia Enceladus. See kokkupõrge oli nii võimas, et see muutis terve meie galaktika struktuuri. Ja see tõenäoliselt käivitas Sagittarius A-tärni toitmise perioodi, mis võis kesta miljoneid aastaid. Kuid see periood lõppes ammu ja alates sellest ajast on Sagittarius A-tärn olnud suhteliselt vaikne. Kuni nüüd. Kuni jaanuarini 2026. Ja küsimus, mida kõik küsivad on, kas see on uue pika toitmisperioodi algus või on see lihtsalt lühiajaline sündmus, mis lõpeb mõne kuu või aasta pärast? Vastus sõltub sellest, kui palju mateeriat on saadaval. Kui G2 gaasipilve läbilennu mõju häiris ainult mõnda tähte, siis see võib olla lühiajaline. Kuid kui see häiris 10 või 100 tähti, siis me võime vaadata midagi palju pikaajalisem. Ja on veel üks võimalus. Võimalus, mis on veelgi põnevam. Mis siis, kui G2 pilve läbilennu ei olnud ainus häiring? Mis siis, kui galaktika keskuses toimub midagi suuremat? Midagi, mis suunab rohkem mateeriat Sagittarius A-tärni poole. Mõned astronoomid on spekuleerinud, et võib olla toimumas aeglane, pikaajaline protsess, kus gaas galaktika keskuses muutub ebastabiilseks ja hakkab spiraalima musta augu poole. Kui see on tõsi, siis me ei vaata lihtsalt üksikut sündmust. Me vaatame trendi. Trendi, mis võib kesta aastatuhandeid. Trendi, mis võib muuta Sagittarius A-tärni üheks galaktika aktiivsemaks objektiks. Ja kui see juhtub, muutub kogu galaktika keskuse keskkond. Rohkem kiirgust, rohkem energiat, rohkem mõju ümbritsevatele tähtedele ja gaasipilvedele. Kuid me ei tea veel. Me ei saa teada veel aastaid, võib-olla aastakümneid, sest ainus viis kindlaks teha, kas see on lühiajaline või pikaajaline nähtus, on jätkata vaatlemist, jätkata andmete kogumist, jätkata analüüsimist. Ja just seda astronoomid üle kogu maailma teevad. Iga öö, kui ilm lubab, suunavad nad oma teleskoobi galaktika keskuse poole. Iga öö koguvad nad rohkem andmeid. Iga öö õpivad nad midagi uut. Ja iga andmepunkt, iga vaatlus, iga mõõtmine aitab meil mõista mitte ainult Sagittarius A-tärni, vaid ka mustade aukude üldist olemust. Sest mustad augud on universumi kõige äärmuslikumad objektid. Need on kohad, kus meie füüsikaseadused viiakse oma piirideni. Kohad, kus ruum ja aeg ise lakkavad olemas sellised, nagu me neid tunneme. Ja iga kord, kui me õpime midagi uut musta augu kohta, õpime me midagi uut universumi fundamentaalse olemuse kohta. Albert Einstein, kui ta välja töötas oma üldise relatiivsusteooria 111 aastat tagasi, ei uskunud, et mustad augud tegelikult eksisteerivad. Ta arvas, et need on lihtsalt matemaatiline uudishimu, midagi, mis on võimalik võrrandites, kuid mitte tegelikkuses. Kuid ta eksis. Mustad augud on reaalsed ja nad on kõikjal. Peaaegu igal suurel galaktikal on oma keskuses sarnane objekt. Ja need objektid mängivad võtmerolli selles, kuidas galaktikad arenevad ja muutuvad. Ja nüüd, esimest korda, saame me vaadelda ühte neist objektidest meie oma galaktikas reaalajas. Saame me näha, kuidas see toitub, kuidas see kasvab, kuidas see mõjutab oma ümbruskonda. See on nagu vaadata südant töötamas, mitte läbi kaudse tõenduse, vaid otse. Ja see, mida me näeme, on nii ilus kui ka hirmutav. Ilus, sest see näitab universumi tohutut keerukust ja elegantsi. Hirmutav, sest see meenutab meile, kui väikesed me oleme, kui habras meie eksistents on. Kui sõltuvad me oleme jõududest, mida me ei kontrolli ja mida me alles hakkame mõistma. Kuid see on ka inspireeriv, sest see näitab, kui kaugele me oleme jõudnud, kui palju me oleme õppinud ja kui palju me veel õppida võime. Aga vaatame nüüd täpsemalt, mida teadlased tegelikult näevad, kui nad vaatlevad Sagittarius A-tärni.
sest see, mis toimub seal 26 000 valgusaasta kaugusel, ei ole lihtsalt abstraktne teooria. See on mõõdetav, kvantifitseeritav, analüüsitav reaalsus. Ja iga mõõtmine avab uue kihi mõistmises. Chandra röntgeniteleskoobis, mis tiirles maa ümber alates 1999. aastast, on registreeritud Sagittarius A tärnist tulevat kiirgust üle 2000 korra. Iga vaatlus on nagu sõrmejälg, ainulaadne, kordumatu. Kuid kui panna need kõik kokku, hakkab ilmnema muster. Ja see muster räägib lugu, mis on palju keerulisem, kui keegi oleks osanud ennustada. Norbert Schultz, Massachusetts Institute of Technology astrofüüsik, kes on analüüsinud Chandra andmeid üle 2 aastakümne, kirjeldab seda, mida nad nägid jaanuaris 2026. Esimene ebatavaline välgatus 13. jaanuaril ei olnud lihtsalt eredam kui tavaline taustkiirgus. See oli struktureeritud. Spekter, kiirguse jaotus erinevate energiate vahel, näitas selgeid jooni. Jooni, mis räägivad meile täpselt, millist mateeriat neelati ja kui kuum see oli. Raud, hapnik, magneesium, räni. Elemendid, mis moodustuvad tähtede südamikes. Elemendid, mis vabanevad, kui täht sureb. Ja nüüd, spektris, mida Chandra registreeris, olid need elemendid seal, mitte külmas, neutraalses olekus, vaid ioniseeritud, kuumutatud miljonite kraadideni, kiirendatud peaaegu valguse kiiruseni ja spiraalimas oma hävingusse musta augu poole. Kuid siin on detail, mis muudab selle eriti põnevaks. Iga elemendi spektrioon on veidi nihutatud. Mitte palju, vaid murdosa. Kuid see murdosa räägib meile midagi fundamentaalset. See räägib meile, kui kiiresti mateeriat liigub ja suund, kuhu see liigub. Kui spektrioon on nihutatud punase poole, liigub mateeriat meist eemale. Kui see on nihutatud sinise poole, liigub see meie poole. Ja kui me mõõdame selle nihke täpselt, saame me arvutada kiiruse. Ja kiirus, mida Chandra mõõtis, oli hämmastav. 20 000 kilomeetrit sekundis. See on 7% valguse kiirusest. Kujutage seda ette. Mateeriat, mis oli kunagi osa rahulikust tähtedest, liigub nüüd kiirusega, mis on 20 000 korda kiirem kui kiireim objekt, mida inimkond on kunagi ehitanud. Ja see mateeriat spiraalub oma hävingusse. Kuid Chandra ei ole ainus instrument, mis vaatleb. NuSTAR, Nuclear Spectroscopic Telescope Array, mis käivitati 2012 aastal, vaatleb kõrgema energiaga röntgeni kiirgust. Kui Chandra näeb pehmet röntgeni kiirgust, energiatega mõnest 1000 elektronvoldist, siis NuSTAR näeb kõva röntgeni kiirgust, energiatega 10 000 elektronvoltideni. Ja see, mida NuSTAR nägi jaanuaris, oli veelgi dramaatilisem. Kristin Madsen, California Institute of Technology astrofüüsik, kes juhib NuSTAR teadusmeeskonda, kirjeldab 16. jaanuari vaatlust. NuSTAR registreeris kiirguspuhangu, mis oli nii intensiivne, et see ületas instrumendi detektorite võimsuse. Mõne sekundi jooksul saabus rohkem footoneid, kõrge energiaga valguse osakesi, kui instrument suutis loendada. See oli nagu püüda mõõta orkaan teekruusiga. Instrument oli lihtsalt ülekoormatud. Kuid isegi sellest lühikesest, küllastunud signaalest suutsid teadlased midagi õppida. Nad suutsid hinnata, et kiirguse intensiivsus oli vähemalt 100 korda tugevam kui Sagittarius A tärni tavaline taustkiirgus. Ja nad suutsid kindlaks teha, et see kiirgus tuli väga väikesest piirkonnast. Piirkonnast, mis ei ole suurem kui mõnikorda sündmuste horisondi läbimõõt. See tähendab, et nad vaatasid mateeriat, mis oli vaid tundide kaugusel sellest punktist, kust tagasiteed pole. Aga kuidas me teame, et see kiirgus tuleb tõesti tähtede neelamisest? Kas see võiks olla midagi muud? Gaasipilv, kosmilise kiirguse purse, juhuslik fluktuatsioon? Vastus peitub ajastuses ja mustris.
Daryl Haggard meeskond McGilli ülikoolis võrdles Chandra ja NuStar vaatlusi teiste instrumentide andmetega ja nad leidsid midagi märkimisväärset. Iga röntgenikiirguse välgatus oli eelnenud infrapunakiirguse suurenemisele. Mitte palju, vaid väike, peaaegu märkamatu tõus, kuid see oli seal. Ja see tõus toimus täpselt õigel ajal, umbes 2–3 päeva enne röntgenikiirguse välgatust. Ja see ajastus räägib meile täpset lugu. Kui täht hakkab spiraalima musta augu poole, hakkab see esimesena kuumenema välimistest kihtidest. Need kihid, mis koosnevad peamiselt vesinikust ja heeliumist, kuumenevad mõnest 1000 kraadist 10 000 kraadideni ja sellel temperatuuril hakkavad nad kiiratama infrapunakiirgust. See on esimene märk, esimene hoiatus, et midagi on toimumas. Seejärel, kui täht liigub lähemale, hakkavad sisemine kihid kuumenema. Kihid, mis sisaldavad raskemaid elemente, rauda, hapnikku, magneesiumi. Ja need elemendid vajavad palju kõrgemaid temperatuure, et ioniseeruda ja kiirata. Temperatuure miljonite kraadide ulatuses. Ja just siis, kui need temperatuurid saavutatakse, näeme me röntgenikiirguse välgatust. See on teine märk, teine etapp protsessis. Ja lõpuks, kui mateeriat jõuab sündmuste horisondi lähedale, muutub see nii kuumaks ja liigub nii kiiresti, et see hakkab kiiratama kõrge energiaga röntgenikiirgust. Seda kiirgust, mida NuStar näeb. See on viimane märk. Viimane hetk, enne kui mateeriat kaob igaveseks sündmuste horisondi taha. Ja see 3-astmeline protsess, infrapunast läbi pehme röntgenikiirguse kuni kõva röntgenikiirguseni, on täpselt see, mida teadlased nägid jaanuaris. Mitte 1 kord, vaid 3 korda. 3 eraldi sündmust, igaüks järgides sama mustrit. Ja see muster on nii spetsiifiline, nii ainulaadne, et seda ei saa seletada millegagi muuga kui tähtede neelamisega. Aga on veel üks tõend. Tõend, mis tuleb hoopis teistsugusest allikast. ALMA, Atacama Large Millimeter / Submillimeter Array Chilis, vaatleb mitte kiirgust, vaid raadiolaineid. Väga pikki raadiolaineid, millimeetrite ja sentimeetrite pikkusega. Ja need lained räägivad meile midagi täiesti erinevat. Nad räägivad meile külma gaasi kohta, sest mitte kogu mateeriat, mis spiraalub musta augu poole, ei kuumene kohe miljonite kraadideni. Osa sellest jääb suhteliselt külmaks, vaid mõnisada kraadi. Ja see külm gaas, kuigi see ei kiira röntgenikiirgust, kiiratab raadiolaineid. Ja ALMA suudab neid laineid tuvastada. Siriako Kotti, Radboud ülikooli astrofüüsik Hollandis, kes juhib ALMA vaatlusi Sagittarius A tärnist, kirjeldab, mida nad nägid jaanuari lõpus. ALMA registreeris äkilise suurenemise raadiolainete intensiivsuses lainepikkusel 1 millimeeter. See suurenemine kestis umbes 2 tundi ja see toimus täpselt samal ajal, kui Chandra nägi röntgenikiirguse välgatust. See ei ole juhus. See on tõend sellest, et me vaatame sama sündmust 2 erinevast vaatenurgast. Röntgenikiirgus tuleb kuumast materjast, mis on juba peaaegu musta augu juures. Raadiolained tulevad külmemast materjast, mis on veidi kaugemal. Ja kui me paneme need 2 vaatust kokku, saame me täieliku pildi. Pildi, mis näitab, kuidas mateeriat voolab sisse, kuidas see kuumeneb, kuidas see spiraalub ja lõpuks kaob. Kuid siin on küsimus, mis on vaevanud teadlasi alates esimestest vaatlustest. Kui me näeme röntgenikiirguse välgatust, kui me näeme raadiolainete suurenemist, siis me vaatame mateeriat, mis on juba peaaegu musta augu juures. Kuid kus see mateeria tuli enne seda? Kus see tuli? Ja kas me saame ennustada, millal järgmine täht jõuab sinna? Vastus nõuab, et me vaataksime veel kaugemale. Mitte ainult musta augu vahetusse lähedusse, vaid tervet piirkonda galaktika keskuses. Ja siin tulevad mängu hoopis teised instrumendid. Keck-teleskoobid Hawaii'l, Very Large Telescope Chilis. Instrumendid, mis vaatlevad infrapunakiirgust ja nähtavat valgust. Instrumendid,
mis suudavad jälgida üksikute tähtede liikumist galaktika keskuses. Andrea Gets meeskond UCLA-s on veetnud üle 30 aasta jälgides S-tähtede klastrit. Nad on teinud tuhandeid vaatlusi. Nad on mõõtnud iga tähte positsiooni täpsusega, mis on parem kui 1/1000 kaarsekundit. See on nagu vaadata maal asuvat müntide Los Angeleses New Yorgist. Ja see täpsus on võimaldanud neil rekonstrueerida iga tähte orbiidi. Ja need orbiidid räägivad lugu, mis on kirjutatud gravitatsioonikeeles. Enamik S-tähti keerleb stabiilsetel elliptilistel orbiitidel, kuid mõned, väga vähesed, on orbiitidel, mis on veidi erinevad, veidi vähem stabiilsed, veidi rohkem eksentrilised. Ja just need tähed on need, mis tõenäoliselt kukuvad lõpuks musta auku. Stefan Gillessen, Max Plancki instituudi astrofüüsik Garchingis, kes on GES-meeskonna Euroopa kolleeg, on välja töötanud mudelid, mis ennustavad, millal iga täht jõuab oma orbiidi kõige lähedasemasse punkti mustale augule. Ja tema arvutused näitavad midagi murettekitavat. Vähemalt 5 tähte S-tähtede klastris on orbiitidel, mis viivad nad järgmise 2 aasta jooksul ohtlikult lähedale Sagittarius A-tärnile. Ohtlikult lähedale ei tähenda veel, et nad kindlasti kukuvad sisse, kuid see tähendab, et nad on piirkonnas, kus väikesed häiringud võivad muuta nende saatust. Kokkupõrge teise tähega läbilennu gaasipilvest. Isegi gravitatsiooniline vastastikmõju teiste tähtedega, ükskõik milline neist, võib anda väikese tõuke, mis muudab stabiilse orbiidi spiraalimistrajektooriks. Ja kui G2 gaasipilve läbilennu 2021. aastal tõepoolest häiris neid orbiite, siis need tähed on nüüd veelgi ohtlikumas olukorras. Nad on nagu kõndimine kõiel. Üks vale samm, üks väike häiring ja nad kukuvad. Ja kui nad kukuvad, näeme me täpselt seda, mida nägime jaanuaris. Infrapunakiirguse tõusu, röntgenikiirguse välgatust, raadiolainete suurenemist, kogu selle 3-astmelise protsessi uuesti. Aga kui sageli see võib juhtuda? Kui palju tähti võib kukkuda järgmise aasta jooksul? Järgmise 10 aasta jooksul? Vastus sõltub paljudest teguritest. Kui palju tähti on ohtlikes orbiitides? Kui tõenäoline on, et nad kogevad häiringut? Kui kiiresti nad spiraalivad pärast häiringut? Ja kõik need tegurid on ebakindla. Elliot Quatert, Princeton ülikooli teoreetilise astrofüüsika professor, on välja töötanud statistilised mudelid, mis püüavad ennustada toitmissündmuste sagedust. Tema mudelid põhinevad sellel, mida me teame S-tähtede klastri kohta. Umbes 100 tähte, umbes 10 neist ohtlikes orbiitides. Umbes 1–2% tõenäosus igal aastal, et üks neist tähtedest kogeb piisavat häiringut, et spiraalida sisse. Kui need numbrid on õiged, siis me võime oodata umbes 1 toitmissündmust iga 5–10 aasta tagant. See ei ole palju, kuid see on palju rohkem kui see, mida me nägime enne jaanuari 2026. Enne seda oli Sagittarius A-tärn nii vaikne, et paljud astronoomid arvasid, et toitmissündmused on äärmiselt haruldased. Võib-olla 1 iga 100 aasta tagant, võib-olla isegi harvem. Kuid nüüd, kui me oleme näinud 3 sündmust 1 kuu jooksul, on selge, et midagi on muutunud. Kas see on ajutine? Kas see on G2 pilve läbilennu otsene tagajärg, mis lõpeb mõne aasta pärast? Või on see midagi püsivamat? Midagi, mis viitab sellele, et Sagittarius A-tärn on sisenemas uude faasi. Ramesh Narayan, Harvardi ülikooli teoreetilise astrofüüsika professor, kes on üks juhtivaid eksperte mustade aukude akretsioonifüüsikas, pakub huvitava perspektiivi. Tema arvutused näitavad, et mustad augud võivad läbida niinimetatud käivitusperioode. Perioode, kus väike sündmus nagu G2 pilve läbilennu käivitab ahela reaktsiooni. Esimene täht kukub sisse, see häirib teisi tähti, need tähed kukuvad sisse ja protsess jätkub,
kuni kõik ebastabiilsed tähed on neelatud. Kui Narayani mudel on õige, siis me ei vaata lihtsalt 3 eraldi sündmust. Me vaatame ahela reaktsiooni algust. Reaktsiooni, mis võib kesta aastaid või isegi aastakümneid. Ja kui see on tõsi, siis järgmised aastad pakuvad meile ainulaadset võimalust. Võimalust vaadelda seda protsessi algusest lõpuni. Võimalust mõista, kuidas mustad augud toituvad mitte ainult üksikute sündmuste kaudu, vaid läbi pikaajaliste tsüklite. Kuid on veel üks aspekt, mis muudab praeguse olukorra eriti põnevaks. Ja see aspekt on seotud millegi, mida me ei näe. Millegi, mis on nähtamatu, kuid mille mõju on tohutult oluline. Magnetväljad. Sest mateeriat, mis spiraalub musta augu poole, ei ole lihtsalt neutraalne gaas. See on plasma. Ioniseeritud gaas, kus elektronid on eraldatud aatomitest. Ja plasma käitub väga erinevalt tavalisest gaasist. Plasma suhtleb magnetväljadega. Ja need magnetväljad võivad mõjutada, kuidas mateeriat voolab, kuidas see kuumeneb, kuidas see spiraalub. Gibor Basri, California ülikooli Berkeley astrofüüsik, kes on spetsialiseerunud magnetväljade uurimisele kosmilistes keskkondades, selgitab, et magnetväljad võivad toimida nagu nähtamatud teed. Nad võivad suunata plasmavoogu. Nad võivad kiirendada osakesi. Nad võivad isegi takistada mateeriat kukkumast musta auku, luues niinimetatud magnetilise barjääri. Ja kui me vaatame Sagittarius A-tärni vaaklusi tähelepanelikult, näeme me vihjeid nende magnetväljade olemasolule. Röntgenikiirguse välgatused ei ole täiesti juhuslikud. Mõnikord on nad eredamad ühes suunas kui teises. Mõnikord kestavad nad kauem. Mõnikord on neil keeruline struktuur, mis viitab sellele, et mateeriat ei voola lihtsalt otse sisse, vaid järgib keerulisi teid, mida dikteerivad magnetväljad. Event Horizon Telescope, kui see lõpuks loob pildi Sagittarius A-tärnist, peaks suutma näha neid magnetväljade struktuure. Mitte otse, magnetväljad ise ei kiira valgust, kuid nad mõjutavad, kuidas plasma käitub, ja plasma kiirab valgust. Nii et kui me vaatame plasma struktuuri, näeme me kaudselt magnetväljade struktuuri. Ja see struktuur võib olla võti mõistmaks, miks Sagittarius A-tärn on olnud nii vaikne. Miks see ei neela mateeriat nii efektiivselt, kui see võiks? Sest kui magnetväljad on tugevad ja korrastatud, võivad nad takistada mateeriat kukkumas sisse. Nad võivad hoida mateeriat orbiidil, keerlamas musta augu ümber, kuid mitte kunagi jõudmas sündmuste horisondi. Kuid kui midagi häirib neid magnetvälju, kui midagi muudab nende struktuuri, siis see barjäär võib kaduda. Ja mateeriat, mis oli varem stabiilselt orbiidil, võib äkki hakata spiraalima sisse. See võib olla see, mis juhtus jaanuaris. G2 pilve läbilennu ei häirinud ainult tähtede orbiite, see häiris ka magnetvälju. Ja see häiring võimaldas materjal, mis oli varem blokeeritud, lõpuks jõuda musta augu juurde. Kui see teooria on õige, siis me peaksime nägema rohkem kui lihtsalt tähtede neelamine. Me peaksime nägema ka gaasi neelamine. Külma gaasi, mis on olnud galaktika keskuses aastatuhandeid, kuid mis ei ole kunagi suutnud jõuda musta augu juurde. Ja tegelikult just seda ALMA vaatlused näitavad. Ciriaco Cotti meeskond on tuvastanud gaasivoogusid, mis liiguvad Sagittarius A-tärni poole. Mitte kiiresti, vaid aeglaselt, järk-järgult, kuid need vood on seal. Ja nad kannavad endas tohutult mateeriat. Kui need vood jätkuvad, kui nad jõuavad lõpuks musta augu juurde, võivad nad anda Sagittarius A-tärnile piisavalt kütust, et hoida seda aktiivsena aastaid. Aga siin on paradoks. Kui Sagittarius A-tärn hakkab toituma aktiivsemalt, kui see hakkab kiiratama rohkem energiat, siis see energia võib tegelikult peatada gaasi sissevoolu. Sest kiirgus avaldab survet. Ja kui see surve on piisavalt tugev, võib see lükata gaasi eemale, takistades seda kukkumas sisse. See on nii-öelda tagasisidemehhanism. Mehhanism, mis reguleerib, kui palju must auk saab toituda.
Ja see mehhanism võib selgitada, miks Sagittarius A tärn on olnud nii vaikne. Iga kord, kui see hakkab toituma aktiivsemalt, lükkab see välja energiat, mis peatab gaasi sissevoolu. Ja siis, kui gaasi sissevool peatub, muutub must auk jälle vaikseks. See on nagu termostaat. Süsteem, mis hoiab ennast tasakaalus. Kuid kui häiring on piisavalt tugev, kui gaasi sissevool on piisavalt massiivne, võib see tasakaal katkeda. Ja siis võib must auk siseneda uude režiimi. Režiimi, kus see toitub pidevalt, kus see kiiratab pidevalt, kus see mõjutab oma ümbruskonda palju tugevamalt kui varem. Ja küsimus on, kas jaanuari sündmused on piisavad, et katkestada see tasakaal? Me ei tea veel, kuid me õpime. Iga päev, iga vaatlus, iga andmepunkt. Ja see, mida me õpime, ei räägi meile ainult Sagittarius A tärnist. See räägib meile kõigist mustadest aukudest, kõigist galaktikatest, kogu universumist. Sest see, mis toimub galaktika keskuses, ei ole ainulaadne. See on universaalne. Iga galaktika, millel on sarnane struktuur, läbib sarnaseid protsesse. Ja kui me mõistame, kuidas need protsessid toimivad meie galaktikas, saame me mõista, kuidas galaktikad üldse arenevad, kuidas nad kasvavad, kuidas nad muutuvad, kuidas nad surevad. Ja see on lõplik eesmärk. Mitte lihtsalt mõista Sagittarius A tärni, vaid mõista universumi enda arengut. Mõista, kuidas esimesed galaktikad tekkisid pärast suurt pauku, kuidas nad kasvasid ja ühindasid, kuidas nende keskused muutusid aktiivseks, kuidas nad lõpuks vaikisid ja kuidas kogu see tsükkel võib korduda. Sest universum ei ole staatiline, see on dünaamiline, see areneb. Ja me siin maal oleme õnnelikud tunnistajad. Tunnistajad, kellel on tööriistad, et vaadelda, ajud, et mõista ja uudishimu, et küsida. Küsida, mis toimub seal galaktika südames. Küsida, mida see meile räägib. Küsida, kuhu see viib. Ja vastused, mida me leiame, ei muuda ainult meie arusaama universumist. Need muudavad ka meie arusaama meist endist. Sest me ei ole eraldatud vaatlejad. Me oleme osa sellest süsteemist. Osa sellest galaktikast. Osa sellest universumist. Ja see, mis toimub 26 000 valgusaasta kaugusel, on osa samast loost, mille osa me oleme. Lugu, mis algas 14 miljardit aastat tagasi suure pauguga. Lugu, mis jätkub täna, sel hetkel, kui te neid sõnu kuulete. Ja lugu, mis jätkub veel miljardeid aastaid tulevikus. Me oleme vaid üks peatükk selles loos, kuid see on meie peatükk. Ja meil on võimalus seda lugeda, võimalus seda mõista, võimalus seda edasi anda. Aga nüüd peame rääkima millest, mida enamik teadusartikleid ei maini. Millest, mis paneb paljud inimesed öösiti ärkvel olema. Millest, mis tekitab küsimusi, mida on raske küsida, kuid veel raskem vastata. Kas me tegelikult mõistame, mis toimub? Kas me tegelikult teame, mida me vaatleme? Või oleme me lihtsalt tunnistajad millegi, mis on palju suurem, palju võimsam, palju ohtlikum, kui me tahame tunnistada? Mõistan täiuslikult, mida te mõtlete. Kosmoses toimub midagi 26 000 valgusaasta kaugusel. Teadlased räägivad numbritest, mudelitest, teooriates. Kuid lõpuks on see kõik lihtsalt oletused, ekstrapolatsioonid, parimad arvamused, mis põhinevad piiratud andmetel ja ebatäiuslikel instrumentidel. Ja kui me oleme ausad, siis peame tunnistama. Me ei tea tegelikult, mis seal toimub. Me näeme ainult valgust, mis jõudis meieni 26 000 aasta pärast. Me näeme ainult kaudset tõendit. Me ei näe ise sündmust. See on teaduse kõige raskem osa. Tunnistada, mida me ei tea. Tunnistada, kus meie mudelid võivad eksida. Tunnistada, et universum on alati keerulisem, alati üllatavam, alati ettearvamatum, kui meie parimad teooriad suudavad kirjeldada. Ja Sagittarius A tärni puhul
on see eriti tõsi. Roger Blandford, Stanfordi ülikooli teoreetilise astrofüüsika professor, üks maailma juhtivaid eksperte mustade aukude füüsikas, ütles hiljuti midagi märkimisväärset. Ta ütles, iga kord, kui me arvame, et me mõistame musti auke, näitavad nad meile midagi uut. Midagi, mida me ei osanud ennustada. Midagi, mis sunnib meid ümber mõtlema kõike, mida me arvasime teadvat. Ja jaanuari 2026 sündmused on täpselt selline hetk. Hetk, mis sunnib meid küsima, kas meie mudelid on õiged? Kas me tõesti mõistame, kuidas mustad augud toituvad? Või oleme me vaadanud ainult ühte osa pildist ja nüüd, kui pilt muutub, avastame me, et me ei mõista seda üldse. Vaatame ausalt, mida me tegelikult teame. Me teame, et Sagittarius A tärn on seal. See on kindel. Me oleme jälginud tähtede liikumist selle ümber üle 30 aasta. Me oleme mõõtnud selle massi. 4 miljonit päikesemassi. See on fakt. Kuid kõik muu, kõik see, mida me räägime tähtede neelamisest, magnetväljadest, akretsioonivoogudest, see on tõlgendus. Tõlgendus, mis põhineb mudelitel, mis on välja töötatud teiste mustade aukude vaatluste põhjal. Mustade aukude, mis on miljoneid või miljardeid valgusaastaid eemal. Mustade aukude, mida me ei saa kunagi vaadelda nii detailselt, kui me saame vaadelda Sagittarius A tärni. Ja siin on paradoks. Sagittarius A tärn on meile kõige lähemal. See on ainus must auk, mida me saame vaadelda piisava detailiga, et testida meie teooriaid. Kuid samal ajal on see ka kõige keerulisem. Sest see on väike, see muutub kiiresti ja see on ümbritsetud tohutust hulgast materjast, tähtedest, gaasist, tolmust, mis kõik mõjutavad seda, mida me näeme. Michael Kremer, Max Plancki instituudi raadioastronoomia direktor Bonnis, kes on veetnud aastakümneid uurides ekstreemse gravitatsiooni mõjusid, kirjeldab väljakutset nii. Kujutage ette, et te püüate mõista, kuidas mootor töötab, kuid te ei saa mootorit avada. Te ei saa seda puudutada. Te saate ainult kuulata heli, mida see teeb. Ja selle heli põhjal peate te välja mõtlema, mis toimub sees. See on see, mida me teeme mustade aukudega. Ja mõnikord, kui me kuuleme seda heli, kuuleme me midagi, mida me ei oska seletada. Midagi, mis ei sobi meie mudelitesse. Midagi, mis viitab sellele, et seal toimub midagi, mida me ei mõista. Näiteks, jaanuari 16. röntgenikiirguse välgatus. See välgatus, mis ülekoormatud NuSTAR detektorid. Kui me võtame meie parimad mudelid ja arvutame, kui palju energiat peaks vabanema, kui täht kukub musta auku, siis me saame numbri. Tohutult suure numbri. Umbes 10 võimu 42 ergi. See on 1, millele järgneb 42 nulli. See on rohkem energiat, kui meie päike kiiratab 100 000 aasta jooksul. Kuid see, mida NuSTAR nägi, oli veel suurem. Vähemalt 2 korda suurem, võib-olla 3 korda. Me ei tea täpselt, sest instrument oli ülekoormatud. Kuid isegi konservatiivne hinnang näitab, et seal vabanes rohkem energiat, kui meie mudelid ennustavad. Ja see tähendab 1-2 asjast. Kas meie mudelid on valed või seal toimub midagi, mida me ei oska ennustada? Janna Levine, Barnard College'i teoreetilise füüsika professor ja Columbia ülikooli astrofüüsik, kes on kirjutanud laialt mustade aukude filosoofilistest aspektidest, pakub huvitava perspektiivi. Ta küsib, mis siis, kui must auk ei ole lihtsalt passiivne objekt, mis neelab mateeriat? Mis siis, kui sellel on oma dünaamika, oma käitumine, midagi, mis reageerib sellele, mida see neelab? See on radikaalne mõte, kuid see ei ole täiesti ulmeline, sest me teame, et mustad augud ei ole lihtsalt tühjad kohad ruumis. Neil on omadused, neil on mass, neil on pöörlemine, neil on elektriline laeng ja need omadused mõjutavad, kuidas nad suhtlevad materjaga, mis neid ümbritseb. Kui Sagittarius A tärn pöörleb kiiresti ja me arvame, et see pöörleb, siis see pöörlemine loob nii nimetatud ergosfeeri.
piirkonna väljaspool sündmuste horisonti, kus ruum ise pöörleb koos musta auguga. Ja selles piirkonnas võivad toimuda protsessid, mida me alles hakkame mõistma. Protsessid, mis võivad ekstraheerida energiat musta augu pöörlemisest. Protsessid, mis võivad võimendada kiirgust. Protsessid, mis võivad seletada, miks me nägime rohkem energiat, kui me ootasime. Kuid see on ainult üks teooria, üks võimalik seletus. Tõde on see, et me ei tea. Ja see teadmatus ei ole nõrkus. See on ausus. See on teaduse tugevus. Tunnistada, mida me ei tea. Tunnistada, kus meie mudelid lõpevad ja teadmatus algab. Aga see teadmatus toob kaasa küsimusi. Küsimusi, mida on raske küsida. Kui me ei mõista täielikult, mis toimub Sagittarius A tärni juures, kui meie mudelid ei suuda ennustada, kui palju energiat vabaneb, siis kuidas me saame olla kindlad, et me mõistame riske? Kuidas me saame olla kindlad, et 26 000 valgusaasta kaugus on piisav? Kuidas me saame olla kindlad, et see, mis toimub seal, ei mõjuta meid siin? Abraham Loeb, Harvardi ülikooli astrofüüsika osakonna endine juhataja, kes on tuntud oma valmiduse poolest küsida ebamugavaid küsimusi, on tõstatanud just sellise küsimuse. Ta küsib, mis siis, kui Sagittarius A tärn ei ole ainuke must auk meie galaktikas, mis ärkab? Mis siis, kui on teisi, väiksemaid musti auke, mis on meile lähemal? Mis siis, kui üks neist ärkab? See on hirmutav mõte, kuid see ei ole täiesti põhjendamatu. Me teame, et meie galaktikas on miljoneid väiksemaid musti auke, mis tekkisid, kui massiivsed tähed surid. Need mustad augud on palju väiksemad kui Sagittarius A tärn. 10 korda päikese mass, 100 korda, mitte miljoneid. Kuid nad on ka palju lähemal. Mõned võivad olla vaid mõnisada valgusaastat eemal. Mõned võib olla isegi lähemal. Ja kui üks neist mustadest aukudest hakkab toituma aktiivselt, kui see hakkab neelama tähte või gaasipilve, siis see kiirgus, mis vabaneb, oleks meile palju lähemal, palju intensiivsem, palju ohtlikum. Mitte piisavalt, et hävitada elu maal, kuid piisavalt, et mõjutada meie atmosfääri, piisavalt, et kahjustada meie tehnoloogiat, piisavalt, et muuta meie planeedi keskkonda. Kuid siin on oluline punkt. Me ei tea ühtegi sellist musta auku meie läheduses, mis oleks praegu aktiivne. Me ei näe ühtegi märki sellest, et midagi sellist toimub. Ja tõenäosus, et selline sündmus toimub meie eluajal, on äärmiselt väike. Väiksem kui 1 miljonist. Võib-olla väiksem kui 1 miljardist. Kuid see ei tähenda, et me ei peaks olema tähelepanelikud. See ei tähenda, et me ei peaks jätkama vaatlemist. Sest universum on täis üllatusi. Ja mida rohkem me vaatleme, seda rohkem üllatusi me leiame. Nathalie Degenaar, Amsterdami ülikooli astrofüüsik, kes on spetsialiseerunud röntgenikiirguse puhangute uurimisele kompaktsetest objektidest, kirjeldab, kuidas meie arusaam universumist on muutunud viimase 2 aastakümne jooksul. 20 aastat tagasi arvasime, et mustad augud on suhteliselt haruldased. Nüüd me teame, et nad on kõikjal. 20 aastat tagasi arvasime, et mustad augud on suhteliselt stabiilsed. Nüüd me teame, et nad võivad olla äärmiselt dünaamilised. Iga 10 aasta tagant avastame me midagi, mis muudab meie arusaama. Ja Sagittarius A tärni ärkamine on just selline avastus. Avastus, mis sunnib meid ümber mõtlema, mida me arvasime teadvat. Avastus, mis avab uusi küsimusi. Avastus, mis näitab meile, kui palju me veel ei tea. Aga vaatame nüüd kõige äärmuslikumat stsenaariumi. Stsenaariumi, mida enamik teadlasi peab äärmiselt ebatõenäoliseks, kuid mida ei saa täielikult välistada. Mis siis, kui Sagittarius A tärni aktiivsus ei ole lihtsalt ajutine? Mis siis, kui see on märk millest palju suuremast? Mis siis, kui meie galaktika süda ei ole lihtsalt ärkamas, vaid muutumas millekski täiesti erinevaks? Sest on olemas galaktikad, kus keskne must auk ei ole vaikne. Galaktikad, kus must auk toitub pidevalt, kiiratab tohutult energiat, mõjutab tervet galaktikat. Me nimetame neid aktiivsete galaktiliste tuumade galaktikateks või lihtsalt AGE
ennideks. Ja need galaktikad on äärmiselt eredaid. Nii eredaid, et me näeme neid miljardite valgusaastate kaugusel. Nii eredaid, et nende keskne must auk kiiratab rohkem energiat kui kõik galaktika tähed kokku. Kas linnutee võiks muutuda selliseks galaktikaks? Kas Sagittarius A tärn võiks muutuda aktiivseks galaktiliseks tuumaks? Enamik teadlasi ütleb ei. Põhjus on lihtne. Meil ei ole piisavalt kütust. Aktiivsed galaktilised tuumad vajavad tohutult mateeriat. Miljoneid päikesemasse gaasi, mis voolab pidevalt musta augu poole. Ja meie galaktika keskuses ei ole nii palju gaasi. Vähemalt mitte praegu. Kuid see ei tähenda, et see ei võiks kunagi juhtuda. Sest galaktikad muutuvad. Nad arenevad. Ja üks suurimaid muutusi, mis võib galaktikaga juhtuda, on kokkupõrge teise galaktikaga. Ja me teame, et selline kokkupõrge on tulemas. Androomeda galaktika, meie lähim suur naaber, liigub meie poole umbes 100 kilomeetrit sekundis. Ja umbes 4 miljardi aasta pärast kohtuvad linnutee ja Androomeda. Nad ei põrka kokku nagu kaks autot. Galaktikad on peamiselt tühi ruum, kuid nende gravitatsioonilised väljad suhtlevad. Ja see vastastik mõju suunab tohutuid koguseid gaasi mõlema galaktika keskuste poole. Ja kui see gaas jõuab Sagittarius A tärni juurde, kui see hakkab toitma musta auku, siis Sagittarius A tärn võib muutuda aktiivseks galaktiliseks tuumaks. Mitte praegu, mitte meie eluajal, mitte isegi meie liigi eluajal, kuid tulevikus, kaugemas tulevikus. Tulevikus, mida me ei näe, kuid mida me saame ennustada. Ja see tulevikupilt on nii ilus kui ka hirmutav. Ilus, sest see näitab, kui dünaamiline universum on. Kui palju see muutub, kui palju see areneb. Hirmutav, sest see meenutab meile, kui ajutine kõik on. Kui habras meie eksistents on. Kui sõltuvad me oleme jõududest, mis on palju suuremad kui meie. Kuid see on ka vabastav, sest see näitab meile, et me ei ole universumi keskpunkt. Me ei ole selle eesmärk. Me oleme lihtsalt üks hetk, üks väike hetk tohutus ajaloos. Hetk, mis kestab vaid silmapilk kosmilisel ajaskaalal, kuid hetk, mis on meile kõik. Priyamvada Natarajan, kelle mudeleid me varem mainisime, on kirjutanud midagi sügavat selle kohta. Ta kirjutab: kui me vaatame galaktika keskust, vaatame me ajas tagasi, kuid me vaatame ka tulevikku. Sest see, mis toimub seal, on see, mis toimub kõigis galaktikates. See on universumi tsükkel. Sünd, kasv, muutus, surm ja uuesti sünd. Me oleme osa sellest tsüklist ja see tsükkel on osa meist. Ja see on see, mida Sagittarius A tärni ärkamine meile õpetab. Mitte ainult füüsikat, mitte ainult astrofüüsikat, vaid midagi sügavamat, midagi filosoofilist, midagi, mis puudutab meie kohta universumis. Me oleme väikesed, uskumatult väikesed. Meie planeet on väike punkt ääretult suures galaktikas. Meie galaktika on väike punkt ääretult suures universumis ja meie elu on väike hetk ääretult pikas ajaloos. Kuid samal ajal oleme me ka uskumatult suured, sest me oleme ainsad, kellest me teame, kes suudavad seda kõike mõista. Ainsad, kes suudavad vaadata üles öötaevasse ja küsida, mis seal toimub. Ainsad, kes suudavad ehitada teleskoope, mis näevad 26 000 valgusaasta kaugusele. Ainsad, kes suudavad kirjutada võrrandeid, mis kirjeldavad, kuidas ruum ja aeg moonutuvad. Me oleme universumi viis mõista iseennast. Me oleme viis, kuidas aatomid, mis tekkisid tähtedes, mis surid miljardeid aastaid tagasi, saavad vaadata tagasi ja mõista, kust nad tulid. Me oleme viis, kuidas universum muutub teadlikuks.
Ja see teadlikkus toob kaasa vastutuse. Vastutuse vaadelda, vastutuse mõista, vastutuse kaitsta. Mitte ainult meid ennast, vaid ka seda teadmist, seda arusaama, seda perspektiivi. Sest kui me vaatame Sagittarius A tärni, kui me näeme selle ärkamist, siis me ei näe ainult kosmilise suurusega sündmust. Me näeme ka peeglit. Piiglit, mis näitab meile, kes me oleme. Olendid, kes elavad planeedil, mis tiirlab tähe ümber, mis tiirlab galaktika ümber, mille keskuses on must auk, mis ärkab. Olendid, kes on piisavalt intelligentsed, et seda mõista, kuid ka piisavalt alandlikud, et tunnistada, kui palju me veel ei tea. Ja see alandlikkus on oluline, sest iga kord, kui me arvame, et me mõistame universumi, näitab universum meile midagi uut. Midagi, mida me ei osanud ennustada. Midagi, mis sunnib meid ümber mõtlema kõike. Jaanuari 2026 sündmused on just selline hetk. Hetk, mis näitab meile, et Sagittarius A tärn ei ole see, mida me arvasime. Hetk, mis näitab meile, et meie galaktika süda ei ole passiivne. Hetk, mis näitab meile, et universum on alati aktiivne, alati muutuv, alati üllatav. Ja kui me vaatame tulevikku, kui me küsime, mis saab edasi, siis vastus on lihtne ja keeruline samal ajal. Me ei tea, me ei saa teada, kuid me saame vaadelda, me saame õppida, me saame mõista. Ja me saame edasi anda seda teadmist järgmisele põlvkonnale. Sest see on see, mida inimkond teeb. Me vaatleme, me õpime, me mõistame ja me edastame põlvkonnast põlvkonda, sajandist sajandisse, aastatuhandet aastatuhandesse. Ja iga põlvkond lisab midagi. Iga põlvkond õpib midagi uut. Iga põlvkond viib meid lähemale mõistmisele. Ja võib-olla ühel päeval, tulevikus, mida me ei näe, mõistab mõni põlvkond lõpuks kõike. Mõistab, kuidas universum tekkis, kuidas see areneb, kuhu see läheb. Kuid see päev ei ole täna. Täna me vaatleme, täna me õpime, täna me tunnistame, mida me ei tea. Ja see tunnistamine ei ole nõrkus, see on tugevus. Tugevus vaadata universumile otsa ja öelda, ma ei mõista sind veel, kuid ma püüan. Ma vaatlen, ma õpin. Ja ühel päeval, võib-olla, ma mõistan. Sest see on see, mis eristab meid kõigest muust, mida me teame universumis. Mitte meie suurus, mitte meie jõud, vaid meie uudishimu, meie soov mõista. Meie võime vaadata üles öötaevasse ja küsida, mis seal toimub. Ja praegu, sel hetkel, kui te neid sõnu kuulate, toimub midagi seal, galaktika südames. Midagi, mida me ei näe veel 26 000 aasta jooksul. Midagi, mis võib olla järgmine täht, mis kukub musta auku. Või järgmine gaasipilv, mis süttib. Või järgmine röntgeni kiirguse välgatus, mis räägib meile midagi uut. Me ei tea, mis see on, kuid me teame, et see on seal. Ja me teame, et ühel päeval, tulevikus, näeme me seda. Ja kui me näeme, õpime me jälle midagi uut. Midagi, mis muudab meie arusaama. Midagi, mis viib meid lähemale tõele. Ja see teekond, see lõputu teekond mõistmise poole, on see, mis teeb meid inimesteks. See on see, mis annab meie elule tähenduse. Mitte see, et me juba mõistame, vaid see, et me püüame mõista. Püüame iga päev, iga vaatlus, iga mõõtmine, iga avastus. Ja Sagittarius A tärni ärkamine on meile kingitus. Kingitus, mis näitab meile, kui uskumatu universum on, kui keeruline, kui ilus, kui hirmutav ja kui inspireeriv. Kingitus, mis meenutab meile, miks me vaatleme, miks me õpime,
miks me püüame mõista? Sest seal 26 000 valgusaasta kaugusel galaktika südames toimub midagi, mis on nii võimas, nii äärmuslik, nii uskumatu, et see trotsib kõike, mida me teame. Ja samas on see midagi, mida me saame mõista. Vähemalt osaliselt. Vähemalt piisavalt, et näha selle ilu, näha selle võimsust, näha selle kohta meie loos. Ja see lugu jätkub. Jätkub täna, jätkub homme, jätkub veel miljoneid aastaid pärast seda, kui me oleme läinud. Kuid meie osa selles loos on nüüd. Meie osa on vaadelda, õppida, mõista ja edasi anda. Ja kui me teeme seda, kui me täidame seda vastutust, siis me ei ole enam lihtsalt väikesed olendid väikesel planeedil. Me oleme midagi enamat. Me oleme universumi silmad, universumi ajud, universumi teadlikkus. Ja see on kõige suurem avastus. Mitte see, mis toimub Sagittarius A tärni juures, vaid see, mis toimub siin, meis. Meie võime vaadata. Meie võime mõista. Meie võime olla osa millestki, mis on palju suurem kui meie. Ja see on see, mida me peame meeles pidama, kui me vaatame üles öötaevasse. Kui me mõtleme sellele, mis toimub galaktika südames, kui me küsime, mis saab edasi, me ei ole lihtsalt vaatlejad. Me oleme osalejad. Osalejad universumi loos. Loos, mis on palju suurem kui meie. Kuid loos, mille osa me oleme. Ja see osa, see väike osa on meile kõik. See on meie hetk, meie võimalus, meie vastutus. Vaadelda, õppida, mõista ja edasi anda. Sest universum jätkub, galaktikad jätkuvad, mustad augud jätkuvad. Kuid meie oleme siin ainult hetke. Ja see hetk on kallis. See hetk on ainulaadne. See hetk on meie. Ja kui me kasutame seda hetke hästi, kui me vaatleme, kui me õpime, kui me mõistame, siis me jätame midagi maha. Midagi, mis kestab kauem kui meie. Teadmist, arusaamist, perspektiivi. Ja see on kõige suurem pärand, mida me saame jätta. Mitte ehitised, mitte monumendid, vaid teadmine. Teadmine sellest, mis me olime, kust me tulime ja kuhu me läheme. Ja see teadmine algab seal, galaktika südames. Algab Sagittarius A tärniga. Algab küsimusega, mis seal toimub. Ja jätkub vastusega, me ei tea veel. Kuid me õpime. Iga päev, iga vaatlus, iga avastus. Ja see õppimine ei lõpe kunagi. Sest universum ei lõpe kunagi. See jätkub. Jätkub igavesti. Ja meie oleme õnnelikud, et saame olla osa sellest. Isegi kui ainult hetke. Isegi kui ainult silmapilk. See silmapilk on meile kõik. Ja see silmapilk on praegu. Praegu, kui Sagittarius A tärn ärkab. Praegu, kui me vaatleme. Praegu, kui me õpime. Praegu, kui me mõistame, et me oleme osa millestki, mis on palju suurem kui meie. Ja see on kõige ilusam tõde. Mitte see, et me oleme suured, vaid see, et me oleme osa millestki suurest. Osa universumist, osa galaktikast, osa loost, mis jätkub igavesti. Ja meie osa selles loos on nüüd, siin, sel hetkel. Vaadelda, õppida, mõista. Ja olla tänulik, et me saame seda teha. Aga nüüd, kui me oleme rääkinud sellest, mida me teame ja sellest, mida me ei tea, peame rääkima millestki veel sügavamast. Millestki, mis ületab numbrid ja mudelid.
millestki, mis puudutab meie eksistentsi, enda olemust. Sest kui me vaatame Sagittarius A tärni, kui me vaatame seda, kuidas mateeriat spiraalub oma hävingusse, kui me vaatame, kuidas tähed kaavad igaveseks sündmuste horisondi taha, siis me ei vaata ainult füüsikalist protsessi. Me vaatame midagi, mis on sügavalt filosoofiline. Me vaatame kadumist, lõplikkust, pöördumatust. Iga aatom, mis kukub musta auku, kaob meie universumist. Mitte lihtsalt meie vaateväljast, vaid tegelikult. Informatsioon selle aatomi kohta, selle ajaloo kohta, kõige kohta, mis see kunagi oli, kaob. Ja see kadumine tõstatab küsimuse, mida füüsikud on arutanud aastakümneid. Küsimuse, mida nimetatakse informatsiooni paradoksiks. Kvantmehaanika, üks meie kõige edukamaid teooriaid, ütleb, et informatsioon ei saa kaduda kunagi. Ükskõik, mis juhtub, peab informatsioon kuidagi säilima. Kuid üldine relatiivsusteooria, meie teine suur teooria, ütleb, et kui midagi kukub musta auku, kaob see informatsioon igaveseks. Need kaks teooriat, mis on mõlemad uskumatult täpsed oma valdkondades, ütlevad vastupidist. Ja see vastuolu ei ole lihtsalt akadeemiline uudishimu. See puudutab midagi fundamentaalset. See puudutab küsimust, mis on reaalsus. Kas minevikul on tähendus, kui kogu informatsioon selle kohta võib kaduda? Kas tulevikul on tähendus, kui kõik lõpuks kaob mustade aukude sisse? Stephen Hawking, kes suri 2018 aastal, veetis viimased aastad oma elust, püüdes lahendada seda paradoksi. Ta pakkus välja, et informatsioon ei kao täielikult. Et see kuidagi lekib tagasi läbi Hawkingi kiirguse, väga nõrga kiirguse, mida mustad augud kiiratavad. Kuid isegi Hawking tunnistas, et ta ei tea täpselt, kuidas see toimub. Ta ei tea, kuidas informatsioon säilib. Ja see teadmatus viib meid millegi juurde, mis on veelgi sügavam. Viib meid küsimuse juurde, mis on aeg. Sest must auk ei ole lihtsalt koht ruumis. See on ka koht, kus aeg ise muutub millekski erinevaks. Sündmuste horisondi äärel aeglustub aeg. Ja sündmuste horisondi taga, kui me saaksime seal olla, lakkaks aeg olemas see, mida me tunneme. Ruum ja aeg vahetaksid kohad. Liikumine tulevikku muutuks liikumiseks musta augu keskuse poole. Ja see liikumine oleks vältimatu, nagu meie liikumine tulevikku on vältimatu. Carlo Rovelli, Itaalia teoreetilise füüsika professor, kes on kirjutanud laialt aja olemuse kohta, kirjeldab seda nii. Must auk on koht, kus meie intuitsioon aja kohta lakkab töötamast. Koht, kus mineviku ja tuleviku vahe hägustub. Koht, kus aeg ise muutub millekski, mida me ei mõista. Ja kui me mõtleme sellele, siis me mõistame midagi hämmastal. Sagittarius A tärn ei ole lihtsalt objekt galaktika keskuses. See on aken. Aken millesse, mida me ei mõista. Aken küsimuste juurde, millele meil ei ole vastuseid. Aken universumi sügavaimate saladuste juurde. Ja need saladused ei ole kaugel. Need ei ole abstraktsed. Need on siin, igal hetkel. Sest aeg, mida me kogeme, on sama aeg, mis moonutub musta augu juures. Ruum, milles me elame, on sama ruum, mis kõverdub gravitatsiooni all. Me elame universumis, kus need asjad on võimalikud. Universumis, kus aeg võib aeglustuda, kus ruum võib kõverduda, kus informatsioon võib kaduda. Ja see peaks meid hämmastama, peaks meid peatama, peaks meid panema küsima, mis see kõik tähendab. Mitte ainult füüsikaliselt, vaid filosoofiliselt, eksistentsiaalselt. Sest kui aeg võib aeglustuda, siis mis on hetk? Kui ruum võib kõverduda, siis mis on koht? Kui informatsioon võib kaduda, siis mis on mälu? Mis on ajalugu? Mis on meie ise? Need küsimused ei ole uued.
Filosoofid on neid küsinud tuhandeid aastaid. Kuid nüüd, esimest korda, ei ole need ainult filosoofilised küsimused. Need on ka teaduslikud küsimused. Küsimused, millele me võime leida vastuseid. Mitte täielikke vastuseid, mitte lõplikke vastuseid, kuid vastuseid, mis viivad meid lähemale mõistmisele. Ja see on see, mis teeb meie aja nii eriliseks. Me elame ajal, mil filosoofia ja füüsika kohtuvad. Ajal, mil küsimused, mida filosoofid on küsinud tuhandeid aastaid, muutuvad küsimusteks, mida füüsikud saavad uurida. Ajal, mil teleskoobi ja võrrandid võivad anda vastuseid küsimustele, mis puudutavad meie eksistentsi, enda olemust. Kuid isegi kui me leiame need vastused, isegi kui me mõistame, kuidas mustad augud töötavad, kuidas aeg käitub, kuidas informatsioon säilib, jääb alles üks sügavaim küsimus. Küsimus, millele võib-olla ei ole kunagi vastust. Küsimus, miks? Miks on universum selline, nagu ta on? Miks on seal mustad augud? Miks on seal aeg? Miks on seal midagi, mitte midagi? Need on küsimused, mis ületavad füüsikat. Küsimused, mis puudutavad universumi enda olemasolu. Ja siin me jõuame milleni, mida me ei tea. Milleni, mida me võib-olla ei saa kunagi teada. Sest on võimalik, et mõned küsimused on suuremad, kui meie võime neile vastata. On võimalik, et universum on keerulisem, sügavam, salapärasem, kui meie ajud suudavad haarata. Kuid see ei tähenda, et me peaksime lakkama küsimast. Vastupidi, see tähendab, et me peaksime küsima veel rohkem, sest iga küsimus, isegi kui sellele ei ole vastust, viib meid lähemale mõistmisele. Mitte mõistmisele vastusest, vaid mõistmisele küsimusest. Mõistmisele sellest, mida me ei tea. Ja see teadmine sellest, mida me ei tea, on sama väärtuslik kui teadmine sellest, mida me teame. Sest see näitab meile meie piire. Näitab meile, kus meie mõistmine lõpeb ja saladus algab. Ja see saladus ei ole midagi, mida me peaksime kartma. See on midagi, mida me peaksime austama. Sest universum ei ole kohustatud olema mõistetav. See ei ole kohustatud järgima reegleid, mida me mõistame. See ei ole kohustatud vastama meie küsimustele. Ja ometi, uskumatult, see teeb seda. Vähemalt osaliselt. Vähemalt piisavalt, et me saaksime näha selle ilu, mõista selle struktuuri, imetleda selle keerukust. Ja see on kingitus. Kingitus, mida me ei vääri, kingitus, mida me ei saa seletada, kingitus, mis lihtsalt on. Universum, mis on piisavalt keeruline, et olla huvitav, kuid piisavalt korrastatud, et olla mõistetav. Vähemalt osaliselt. Ja me oleme osa sellest kingitusest. Me oleme viis, kuidas universum vaatab iseennast. Viis, kuidas aatomid, mis tekkisid tähtedes, muutuvad teadlikuks. Viis, kuidas mateeriat hakkab mõistma mateeriat. Ja see on uskumatu. Mõelge sellele. Te, kes te neid sõnu kuulate, olete koostatud aatomitest, mis tekkisid tähtedes, mis surid miljardeid aastaid tagasi. Teie keha iga aatom, välja arvatud vesinik, oli kunagi osa tähest. Oli kuumutatud miljonite kraadideni, oli sulutud kokku gravitatsiooni all ja siis, kui täht suri, paiskus see välja kosmosesse. Ja lõpuks, miljardeid aastaid hiljem, leidis see tee siia, teieni. Te olete tähetolm sõna otseses mõttes. Ja see tähetolm on korraldatud nii keeruliselt, nii täpselt, et see suudab mõelda, suudab tunda, suudab vaadata üles öötaevasse ja küsida, kust ma tulen? Ja vastus on seal galaktika südames, seal, kus Sagittarius A-tärn neelab tähti. Sest need tähed, need aatomid, see mateeriat, mis spiraalub oma hävingusse, on sama mateeriat, millest te olete tehtud. Sama mateeriat, mis kunagi, kaugemas tulevikus,
võid muutuda osaks kellestki teisest. Kellestki, kes vaatab üles öötaevasse ja küsib samu küsimusi. Sest universum on tsükkel. Sünd, elu, surm ja uuesti sünd. Tähed sünnivad gaasipilvedest, elavad miljoneid või miljardeid aastaid, surevad. Ja nende surm loob mateeriat uutele tähtedele, uutele planeetidele, uuele elule. Ja mustad augud on osa sellest tsüklist. Need ei ole lihtsalt hävitajad, need on ka loojad. Sest energia, mida nad kiiratavad, kui nad toituvad, surub kokku gaasipilvi. Ja need kokku surutud gaasipilved sünnivad uusi tähti. Nii et sama jõud, mis hävitab ühes kohas, loob teises. Ja see on universumi ilu. See ei ole staatiline, see ei ole lõplik. See on dünaamiline, see on tsükliline. See on lõputu protsess loomist ja hävitamist, sündi ja surma, algust ja lõppu. Ja me oleme osa sellest protsessist. Me ei ole väljaspool seda, me ei ole vaatlejad, me oleme osalejad. Iga hingetõmme, mida te võtate, sisaldab aatomeid, mis olid kunagi osa tähtedest. Iga mõte, mida te mõtlete, toimub ajus, mis on tehtud tähetolmust. Iga tunne, mida te tunnete, on universumi viis tunda iseennast. Ja see peaks meid alandama, peaks meid panema mõistma, kui väikesed me oleme. Kuid samal ajal peaks see meid ka tõstma, peaks meid panema mõistma, kui uskumatavad me oleme. Sest me ei ole lihtsalt tähetolm. Me oleme tähetolm, mis on muutunud teadlikuks. Ja see teadlikkus on haruldane, võib olla ainulaadne. Me ei tea, kas on teisi. Me ei tea, kas kusagil mujal universumis on keegi, kes vaatab üles oma öötaevasse ja küsib samu küsimusi. Me loodame, et on. Me otsime, kuid me ei ole veel leidnud. Ja kuni me leiame, oleme me üksi. Üksi oma küsimustega, üksi oma uudishimuga, üksi oma püüdlusega mõista. Ja see üksindus ei ole kurb. See on vastutus. Vastutus vaadelda, vastutus õppida, vastutus mõista, vastutus kaitsta seda teadlikkust, seda haruldast, võib-olla ainulaadset nähtust universumis. Sest kui me kaoksime, kui inimkond kaoks, siis kaoks ka see teadlikkus, vähemalt siin, selles galaktika nurgas. Ja universum jätkuks, tähed sünniks, tähed sureks, mustad augud toituksid, galaktikad keerleksid, kuid keegi ei vaataks, keegi ei küsiks, keegi ei mõistaks. Ja see oleks kaotus. Mitte meie jaoks. Me ei oleks enam siin, et seda tunda, vaid universumi jaoks. Sest universum kaotaks oma silmad, oma ajud, oma teadlikkuse. Kuid me oleme siin, praegu, sel hetkel. Ja see hetk on kallis. See hetk on ainulaadne. See hetk on meie võimalus. Võimalus vaadata. Võimalus õppida. Võimalus mõista. Võimalus olla see, kes küsib. Ja kui me vaatame Sagittarius A-tärni, kui me vaatame selle ärkamist, siis me ei vaata ainult kosmilise suurusega sündmust. Me vaatame ka iseennast. Sest me oleme osa samast universumist. Sama mateeriat, samad jõud, samad seadused. Ainus erinevus on see, et me oleme korraldatud nii, et me saame seda mõista. Ja see korraldus, see keeruline, uskumatu korraldus aatomitest, mis võimaldab meil mõelda, on sama uskumatu kui must auk ise. Võib-olla isegi uskumatavam. Sest must auk on lihtsalt gravitatsioon, lihtsalt massi kogunemine, lihtsalt ruumi kõverdumine. Kuid teie olete midagi enamat. Te olete mateeriat, mis on muutunud teadlikuks. Mateeriat, mis suudab mõista mateeriat. Universum, mis suudab mõista universumit. Ja see on suurim saladus.
mitte see, mis toimub Sagittarius A tärni juures, vaid see, mis toimub teie peas. Kuidas aatomid, mis järgivad lihtsaid füüsikaseadusi, saavad luua midagi nii keerulist nagu teadlikkus. Kuidas mateeriat saab muutuda mõtteks. Kuidas universum saab muutuda teadlikuks. Me ei tea. See on üks suurimaid lahendamata küsimusi teaduses. Küsimus, mida nimetatakse kõvaks probleemiks teadlikkuse kohta. Ja see küsimus on sama raske, sama sügav, sama salapärane kui küsimus musta augu kohta. Võib-olla need kaks küsimust on seotud. Võib-olla mõlemad puudutavad midagi fundamentaalset universumi kohta. Midagi, mida me ei mõista veel. Midagi, mis ühendab mateeriat ja mõtet, ruumi ja teadlikkust, universumit ja meid. Või võib-olla mitte. Võib-olla need on eraldi saladused, eraldi küsimused, eraldi mõistatused, kuid mõlemad on osa samast suuremast küsimusest. Mis on reaalsus? Ja see küsimus ei ole abstraktne, see ei ole akadeemiline, see on isiklik. Sest te olete osa sellest reaalsusest. Te olete üks viis, kuidas reaalsus avaldub. Üks viis, kuidas universum eksisteerib. Ja kui te vaatate üles öötaevasse, kui te vaatate linnuteed, kui te mõtlete sellele, et seal, galaktika südames, neelab must auk tähti, siis te ei vaata ainult väljapoole. Te vaatate ka sissepoole. Sest te olete tehtud samast materjast. Te olete osa samast loost. Te olete universum, mis vaatab iseennast. Ja see vaatamine, see mõistmine, see teadlikkus on võib-olla kõige väärtuslikum asi universumis. Väärtuslikum kui tähed, väärtuslikum kui galaktikad, väärtuslikum isegi kui universum ise. Sest ilma teadlikkuseta, ilma kellegi, kes vaatab, kes küsib, kes mõistab, oleks universum lihtsalt mateeriat, mis liigub. Lihtsalt aatomid, mis keervad. Lihtsalt energia, mis voolab. Kuid teadlikkusega, teiega, muutub universum millekski enamat. See muutub lookuks. Lookuks, mis räägib iseennast. Lookuks, mis püüab iseennast mõista. Lookuks, mis küsib, miks ma olen? Ja see küsimus, see lihtne, sügav küsimus, on võib-olla kõige olulisem küsimus, mida saab küsida. Mitte seetõttu, et sellel on vastus, vaid seetõttu, et selle küsimine teeb meid inimesteks. Teeb meid teadlikuks. Teeb meid osaks millestki, mis on suurem kui meie. Ja kui me vaatame Sagittarius A tärni, kui me vaatame selle ärkamist, siis me peaksime meeles pidama seda. Me ei vaata ainult kosmilise suurusega sündmust. Me vaatame peeglit. Peeglit, mis näitab meile, kes me oleme. Olendid, kes on tehtud tähetolmust. Olendid, kes suudavad vaadata tagasi tähtede poole ja mõista, kust nad tulid. Olendid, kes suudavad küsida, mis see kõik tähendab. Ja vastus sellele küsimusele ei ole numbrites, ei ole võrrandites, ei ole mudelites. Vastus on kogemuses. Kogemuses olla siin, olla nüüd. Olla osa sellest uskumatust, imelisest, salapärasest universumist. Sest lõpuks, kui kõik numbrid on arvutatud, kui kõik vaatlused on tehtud, kui kõik teooriad on välja töötatud, jääb alles üks lihtne tõde. Me oleme siin. Me eksisteerime. Me oleme osa universumist, mis on piisavalt keeruline, et luua meid. Piisavalt korrastatud, et me saaksime seda mõista. Piisavalt salapärane, et hoida meid imetlemas. Ja see imetlus, see uudishimu, see soov mõista on see, mis teeb meid elavaks. Mitte lihtsalt bioloogiliselt, vaid eksistentsiaalselt. Me elame, sest me küsime. Me oleme, sest me mõtleme. Me eksisteerime, sest me imetleme. Ja Sagittarius A tärn, see koletis galaktika südames, see ärkav kiskja, see neelaja tähtedest, annab meile põhjuse imetleda, annab meile põhjuse küsida, annab meile põhjuse olla. Mitte seetõttu, et see on ohtlik, mitte seetõttu, et see on võimas,
vaid seetõttu, et see on seal. Seal, 26 000 valgusaasta kaugusel toimub midagi, mis on nii äärmuslik, nii uskumatu, nii ilus, et see sunnib meid peatama, sunnib meid vaatama, sunnib meid küsima. Ja see küsimine, see lõputu küsimine on see, mis teeb meid inimesteks, teeb meid teadlikuks, teeb meid osaks universumist, mis püüab mõista iseennast. Ja võib-olla lõpuks ei ole küsimused ja vastused nii olulised. Võib-olla oluline on protsess. Protsess vaatlemist, protsess õppimist, protsess mõistmist, protsess olemist. Sest me oleme siin ainult hetke. Kosmilisel ajaskaalal on meie elu vähem kui silmapilk, vähem kui hingetõmme, vähem kui südamelöök. Kuid see hetk on meile kõik. Ja kui me kasutame seda hetke hästi, kui me vaatleme, kui me õpime, kui me imetleme, siis see hetk on piisav. Piisav, et näha ilu. Piisav, et mõista keerukust. Piisav, et tunda ühendust. Ühendust universumiga, mis meid lõi. Ühendust tähtedega, mis meid tõid. Ühendust mustade aukudega, mis näitavad meile, kui uskumatu see kõik on. Ja kui te täna vaatate üles öötaevasse, kui te vaatate linnuteed, kui te mõtlete sellele, et seal, galaktika südames, toimub midagi uskumatut, siis mõelge ka sellele. Te olete osa sellest. Te ei ole väljaspool. Te ei ole eraldi. Te olete universum, mis vaatab iseennast. Ja see vaatamine, see hetk teadlikkust, see silmapilk mõistmist on võib-olla kõige väärtuslikum asi, mis universumis eksisteerib. Väärtuslikum kui kõik tähed. Väärtuslikum kui kõik galaktikad. Väärtuslikum isegi kui universum ise. Sest ilma teieta, ilma meieta, ilma kellegi, kes vaatab ja küsib ja mõistab, oleks universum lihtsalt tühi ruum. Lihtsalt mateeriat, mis liigub. Lihtsalt energia, mis voolab. Kuid teiega, meiega, muutub see millekski enamat. See muutub koduks, muutub lookuks, muutub saladuseks, mida tasub uurida, muutub küsimuseks, mida tasub küsida, muutub imetuks, mida tasub kogeda. Ja see kogemus, see hetk, see silmapilk on teie, on meie, on see, mis teeb meid elavaks. Nii et kui te küsite, mis toimub galaktika südames, kui te küsite, kas Sagittarius A-tärn on ohtlik, kui te küsite, mida see kõik tähendab, siis vastus on lihtne ja keeruline samal ajal. Vastus on, me ei tea kõike, kuid me teame piisavalt, et imetleda, piisavalt, et küsida, piisavalt, et olla tänulikud, et me saame siin olla, sel hetkel, selles uskumatus universumis, vaatamas, kuidas galaktika süda ärkab. Ja see ärkamine ei ole lõpp, see on algus. Algus uuele peatükile meie mõistmises, algus uutele küsimustele, algus uuele imetlusele. Sest universum ei lõpe kunagi meid üllatamast, ei lõpe kunagi meile näitamast midagi uut, ei lõpe kunagi meile andmast põhjust küsida, mis see kõik on. Ja see küsimus, see igavene küsimus, on see, mis hoiab meid elavana, hoiab meid uudishimulikuna, hoiab meid inimestena. Nii et vaadake üles, vaadake tähti, vaadake linnuteed ja mõelge sellele, et seal, 26 000 valgusaasta kaugusel toimub midagi uskumatut. Midagi, mis näitab meile, kui uskumatu universum on, kui uskumatavad me oleme, kui uskumatu see kõik on. Ja olge tänulikud. Tänulikud, et te saate seda näha. Tänulikud, et te saate seda mõista. Tänulikud, et te saate olla siin, nüüd, selles hetkes, selles silmapilgus, selles uskumatus universumis. Sest see hetk